Putini Krimm on läbi. See oli tore, kuni see kestis, eks ole, Vladimir? Pärast seda, kui sa ebaseaduslikult annekteerisid Krimmi poolsaare, rebides selle Ukraina käest, arvasid sa, et nüüd on sul kõik kindel. Sul oli oma väike kroonijuvel ja sinu meelest olid sa oma alusetut pretensiooni Ukrainale veelgi tugevdanud. Aga pärast pikka sõda, mis pidi olema kiire sissetung, on kõik kokku varisenud. Krimm ei ole enam kroonijuveel. Ukraina lõikab kogu poolsaare ära ja valmistub Venemaa Krimmist igaveseks välja tõrjuma. Strateegia on lihtne. Isoleeri, muuda kasutuks ja seejärel hävita. Keskmise ulatusega löögid on kõige võti ning me selgitame, kuidas ja miks Ukraina teeb Krimmis seda, mida ta teeb. Alustame sellest, miks. 27. mail teatas Ukraina kaitseministeerium, et käivitab ametlikult oma logistika halvamise programmi. Umbes $113 miljonit eraldatakse sellele programmile ning raha suunatakse vähemalt esimeses etapis otseüksustele, kes viivad läbi keskmaa lööke Venemaa logistika vastu üle kogu Ukraina. Krimmis oleksid häirekellad löönud Putini poolt poolsaarele seatud marionettvalitsuse kontorites. Kuigi mai lõpus sai Ukraina kavatsus selgeks, teadsid need ametnikud, et Krimmis ja ümbritsevates piirkondades on sagenenud rünnakud nii logistika kui ka sõjaliste sihtmärkide vastu Krimmi sees. Nende jaoks polnud logistika halvamine uus probleem. See oli juba suuri probleeme põhjustanud kampaania jätkamine ja laiendamine. Logistika seiskumise idee on suhteliselt lihtne. Kuhu iganes Venemaa suunab oma veokeid ja tankerid, sinna Ukraina lööb ning need rünnakud kestavad kogu suve ja kauemgi veel. See puudutab Ukraina initsiatiivi. Kui Ukraina droonid kukuvad alla Luhanski, Donetski, Hersoni ja Zaporižja piirkondades, tunnevad nende piirkondade rindeväed kõik varude kaotuse ja ebapiisavate reservide valu. Kuid mitte kusagil ei tunta toimuvat rohkem kui Krimmis, mis sõltub kogu okupeeritud Ukrainat läbivatest logistilistest arteritest, et püsida varustatuna ja jätkata toimimist elujõulise sõjalise ohuna Ukraina vastu. Krimmi isoleerimine on Ukraina lõppeesmärk. Seda tehes muudab Ukraina kogu poolsaare Putinile ja tema sissetungi ambitsioonidele kasutuks. Selleks, et see isoleerimine toimuks, peab Ukraina olema oma rünnakutes nutikas. Droonide saatmine piirkondadesse, kus Venemaa on koondanud õhutõrje, tähendab, et enamik neist droonidest hävitatakse õhus. Ukraina ei soovi seda. Tal on vaja võimalikult kõrget õnnestumismäära, et logistika sulgemise programm töötaks. Viimastel nädalatel oleme näinud, kuidas Ukraina droonid väldivad aktiivselt kõige tihedamaid Vene õhutõrjealasid, mis on paigutatud rindele, ning ründavad hoopis sügaval nende kaitseliinide taga. Selle asemel jahivad Ukraina droonid igasuguseid sõjaväekolonne ja kütuseautosid, olenemata sellest, kas need liiguvad Krimmi poole või sealt ära. See tähendab, et peaaegu kogu okupeeritud Ukraina on Ukraina rünnakute jaoks õivigustatud sihtmärk, arvestades Krimmi staatust logistilise sõlmpunktina, mille kaudu Venemaa toob vägesid ja varustust mandrilt Ukrainasse. Siin hakkab natuke näha olema, kuidas Krimmi isoleerimine tegelikult toimub. Aga Ukrainal ei ole mingeid illusioone selle kohta, mida see kõik nende suvekampaania jaoks tähendab. Poolsaare eraldamine ülejäänud okupeeritud Ukrainast on tohutu ettevõtmine. Venemaa on seda fakti ära kasutanud juba oma sissetungi algusest peale. Krimm on olnud ja on siiani Venemaa pealetungi operatsioonide stardiplatvorm tänu oma rollile logistilise sõimpunktina. Siil asuvad sõjaväelennuväljad, laskemoonalaod, rakettide ja droonide stardiplatvormid ning terved arsenalid, mida varustatakse ja suunatakse okupeeritud Ukrainasse. Krimmist saab Venemaa välja saata allveelaevu ja sõjalaevu. Vähemalt nii see oli. Ukraina kampaania Venemaa Musta mere laevastiku vastu, mille käigus on kolmandik sellest laevastikust hävitatud ja ülejäänud on lahkunud oma peamisest baasist Sevastopolis, on sellele tugeva hoobi andnud. Aga see, mida me näeme, on üks põhjus teise järel, miks Ukraina peab Krimmi isoleerima. See on strateegilisest seisukohast liiga väärtuslik, et seda eirata, ja Putini vägede koondamine poolsaarel on sümboliks domineerimisest Ukraina üle, mida Venemaa juht tahab maailmale näidata, et tal on see olemas. Kuigi see ettevõtmine võib olla tohutu, oli see ka vajalik. Krimm on olnud Putini plaanide keskmes alates hetkest, kui ta tungis sisse. Kuudel enne 2022 aasta veebruari koondas Venemaa poolsaarele vägesid ja relvi. Just need olid need sõdurid, kes suutsid niinimetatud erioperatsiooni esimestel päevadel vallutada suuri alasid Lõuna-Ukrainas, luues aluse sellele kurnavale ja jõhkrale sõjale, mis on järgnenud. Juba enne seda kasutati poolsaart Venemaa jõusümbolina.
Ukraina teatel avaldas Ukraina välisministeerium 2019. aastal, et Venemaa oli Krimmi koondanud 12 mitmikraketiheitjat, 40 tanki, 62 helikopterit, 122 lahingulennukit, 162 raskesuurtükki ja 583 soomusmasinat. See jõudude koondamine toimus aastate jooksul ja see muutis Krimmi võtmekohaks kõiges, mida Venemaa praegu teeb. Seega ei ole poolsaare isoleerimine Ukraina jaoks lihtsalt tore asi. See tähendab Venemaa kogu sõjastrateegia võtme äravõtmist. Selleks hetkeks oled sa juba piisavalt kuulnud, miks see nii on. Kuna logistikablokaadi programm on juba käimas, on sul aimu ka sellest, kuidas see toimub. Sukeldume sügavamale. Uue põlvkonna keskmaa ründadroonide esilekerkimine on muutnud kõike seda, kuidas Ukraina Krimmi suhtes tegutseb. Need droonid suudavad rünnata Vene sihtmärke operatiivses sügavuses, mis jääb tavaliselt rindeliinist 20–200 kilomeetri kaugusele. Just siin asuvad Vene logistikaüksused, samuti juhtimispunktid, vägede koondumiskohad, hajutatud õhutõrjesüsteemid ja varustusjaamad. Just selles piirkonnast korraldatakse kõike, mis rindel toimub, ja just logistilisi artereid selles vahemikus rünnates suudab Ukraina häirida rindeoperatsioone ja isoleerida Krimmi üheaegselt. 3 järjestikust kuud kuni maini oleme näinud, et Ukraina toetub üha enam oma keskmaa löögistrateegiale. Mais soritas Ukraina umbes 50% rohkem lööke keskmaa sihtmärkide pihta kui aprillis. Ning see kasv tuli pärast seda, kui Ukraina oli juba märtsi ja aprilli vahel oma keskmaa löökide arvu kahekordistanud ning aprilli ja veebruari võrdluses 4-kordistanud. Ukraina jätkab ülesehitamist. Juuni lõpuks paistab tõenäoline, et anname teada veel ühest kasvust. Nende löökide peamine sihtmärk on see, mida me juba mainisime. Kõik, mis liigub teedel, mida Venemaa kasutab varustuse vedamiseks Krimmi ja sealt tagasi. See tähendab kütuseautosid, varustuse veokeid ja sõjaväekolonne, mis veavad vägesid. See kõik on Ukraina plaanides, kui nad püüavad muuta teed, mida Venemaa kasutab Krimmi toetamiseks, tõeliseks põlenud sõidukite põrgumaastikuks. Ja nüüd, kuhu iganes sa neil teedel vaatad, näed Ukraina rünnakute mõju. Maantee RR280, mis ühendab Venemaa Rostov-Doni ääres Lõuna-Ukraina piirkondadega Mariupol ja Melitopol ning Krimmiga, on muutunud tõeliseks põrguteeks kõigile Vene sõidukitele, mis üritavad seda ületada. See tee on eluliselt tähtis okupeeritud Krimmi elus hoidmiseks. Sellest on saanud Venemaa peamine tee poolsaarele pärast seda, kui mitmed Ukraina rünnakud Kertši sillale, mis ühendab Venemaad Krimmiga, näitasid, et see marsruut on liiga haavatav. The Guardiani andmetel on Ukraina 412. Nemesise brigaad olnud esirinnas selle teelõigu muutmisel põrgumaastikuks, kuna nad on alates maist hävitanud 10 veokeid ja tsisternautosid mööda RR280 maanteed. Muidugi ühe tee sulgemisest ei piisa Krimmi isoleerimiseks. See, mis juhtus pärast seda, kui RR280 muutus äärmiselt ohtlikuks, tabas Venemaad täielikult ootamatult. Kui Ukraina keskmaa raketidroonid olid saavutanud ülekaalu RR280 kohal, suundus Ukraina jahtima mujale. Hersoni piirkonna logistikasõlmed, mis ühendavad okupeeritud Ukraina Krimmiga, said järgmiseks sihtmärgiks. Juunikuu alguses tabati Hersonis asuvat Tšornobõli silda korduvalt, sundides Venemaad suunama liiklust ümber ja rajama ajutisi pontoonülekäike. Need ei suuda toime tulla liiklusmahuga, mis on vajalik varustuse liikumiseks Krimmi ja sealt välja. 13. juunil teatas Kyiv Post, et Ukraina tabas ka Henitšeski silda, võttes Krimmi jaoks välja veel ühe logistilise arteri koos Armjanski sillaga, mille kaudu Venemaa oli püüdnud liiklust ümber suunata. Nad ei saanud enam kasutada Tšornobõli silda. Ja et olukorda veelgi raskemaks teha, tabas Ukraina samal päeval ka raudteed Hersonis, näidates Venemaale, et nad ei saa isegi raudteele loota, et varustust Krimmi toimetada. See, mida me siin näeme, on Ukraina geniaalsus. Esmalt lõikas see läbi peaarteri, muutes RR289 kõige ohtlikumaks teeks kogu okupeeritud Krimmis. See tee on endiselt sihtmärgiks ja jääb selleks seni, kuni Venemaa seda kasutab. Kui peaarterist voolab verd hävitatud sõidukite ja põleva kütuse näol, liigub Ukraina nuga iga teise veeni ja arterini, mis hoiavad Krimmi pead elus. Ükshaaval lõikavad keskmaa ründedroonid need veenid ja arterid läbi ning see jätab Krimmi peata ja isoleerituks. Numbrid räägivad Ukraina kampaanialugu ja Ukraina teeb veelgi rohkem, et Krimmi isoleerida. Aga enne kui me sellesse kõigesse süveneme, tuletan kiiresti meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, vajutage kindlasti tellimisnuppu, et näha rohkem meie videoid. Tuleme korraks tagasi RR280 juurde.
Kiev Post avaldab, et satelliidipildid näitavad Ukraina kampaania tulemust selle tee vastu. Nüüd on maanteel üle 300 uue Vene veokiaugu, kõik kas maha põlenud või täielikult hävitatud Ukraina droonirünnakute poolt, juba ainuüksi juuni esimesel poolel. Lisaks sellele oli veel palju teisi, mida Ukraina tabas mais. Väljaande sõnul ühinesid Ukraina erioperatsioonide jõud 7. kuni 13. juunil. 475, Code 9,2 ja 1 Da Vinci üksustega, et korraldada üle 100 löögi ja väljalennu Krimmi põhjaosas asuvate maismaakoridori kitsaskohtade vastu. Uutele hiiglaslikele droonidele lisanduvad kahju tekitamiseks ka vanad lemmikud, sealhulgas Lyuchi ja FP-1. On isegi juttu ülisalajasest droonist nimega Morrigan, mis hävitab õhutõrjesüsteeme ja toetusihtmärke Krimmis ja selle ümbruses, et puhastada tee Ukraina teistele droonidele. Ukraina muudab siin Krimmi sisse- ja väljapääsuteed läbimatuks. Ja kui veoautod ei saa mööda neid teid sõita, hakkavad Venemaal võimalused poolsaare varustamiseks otsa saama. Muudes piirkondades näeme, kuidas Ukraina meredroonid jätkavad merekampaaniat, mille käigus on Ukraina muutnud Musta mere Venemaa jaoks tähtsusetuks, hoolimata sellest, et Ukrainal endal peaaegu polegi mereväge. United24 meedia teatel takistab Ukraina meredroonide arsenal laevade vaba liikumist Krimmi ümbruses, mis tähendab veel ühe varustusliini katkemist. Need droonid on nüüd veelgi ohtlikumad kui siis, kui nad Musta mere laevastikku laastasid. Nüüd on neist saanud täisväärtuslikud platvormid, ütleb väljaanne. Mõnda neist kasutatakse otseste kamikaadse rünnakute läbiviimiseks, olles laetud 100 kilogrammide lõhkeainega. Teised on merel baseeruvad platvormid Ukraina õhudroonidele, mis saavad meredroonidel startida, et rünnata õhusihtmärke ja sooritada lööke laevade vastu. Ukraina mereväe fookus on laienenud ka Aasovi merele, mis ühendub otse Krimmi idarannikuga. 5. juunil teatas BBC, et Ukraina oli kinnitanud rünnakuid 5 laeva vastu Aasovi merel ja okupeeritud alade rannikuvetes. Ukraina väitel olid kõik need laevad seotud Ukraina vilja varastamisega ning samuti kütuse ja sõjalise lasti vedamisega. Seega on selge, et logistikablokaadi programm ei keskendu ainult teedele. Krimmi saabuvad toit, kütus ja varustus viiakse sealt samuti välja. Kui Putin loodab ekslikult, et Ukraina võib aeglustuda ja Krimmil on veel võimalus mitte täielikult isoleeritud olla, siis peab ta sellest lootusest kiiresti loobuma. Ukraina ei kavatse aeglustada, see alles alustab. Vaatame Krimmi poolsaart, ütles Ukraina mereväe pressiesindaja Dmytro Bletnjuk 14. juuni intervjuus Ukraina telekanalile Freedom. See on 3 küljest veega ümbritsetud ja vastavalt sellele peaks selle territooriumil peetud varasemate sõdade ajalugu neile, kes selle okupeerisid, viitama, et need kõik lõppesid enam-vähem ühtemoodi ja alati mitte eriti hästi, taganemisega, hoiatab Bletnjuk. Ja see ongi kogu mõte. Krimmi isoleerides nii maa kui mere poolt muudab Ukraina poolsaare hoidmise võimatuks. Vladimir Putin ise ütles märtsis, et Venemaa on pärast poolsaare okupeerimist kulutanud Krimmile umbes $15,5 miljardit ja see hakkab juba tunduma nagu suur hulk raha, mis on lihtsalt äravoolu lastud. Veelgi rohkem kulutamine, mida on hädasti vaja, kui Ukraina Krimmi survestab, on Vladimir Putini jaoks raske otsus. Ta peab selle otsuse tegema, kui tahab poolsaart enda käes hoida. Aga see kõik tähendab lihtsalt seda, et Krimmi peale raisatakse veelgi rohkem raha ajal, mil Venemaa peab juba niigi toime tulema ähvardava majanduslanguse ja sõjaga. Väljaanne Ukraina. Uus hääl ütleb, et need kulutused on nii suured, et võivad üksi ületada kogu Venemaa 2026 aasta eelarvet. $80 miljardit võrra. Platonchuk ütleb, et kuude kaupa tehtud raske töö hakkab Ukrainale lõpuks vilja kandma. See, mida me praegu näeme, ei ole ühe päeva töö tulemus. See on süsteemne pingutus, mis on kestnud juba pikka aega ja me võime tegelikult öelda, et nüüd näeme selle töö vilju, ütles ta Freedomile. Nüüd ei ole Krimm enam see Vene üleoleku sümbol, milleks Putin seda nii kaua pidas. See pole kindlasti see tugipunkt, millele Venemaa sõjategevus toetub. Krimmist on saanud isoleeritud poolsaar, mida ümbritseb sõda. Ja just Vene rahvas, nii Krimmis kui ka rindel võideldes, tunneb seda valu. Ukraina jõupingutuste kõige ilmsem mõju Krimmi isoleerimiseks avaldub laialdastes kütusepuudustes, mis on poolsaart haaranud. Juunikuu alguseks olid Krimmi nukuvõimud juba kehtestanud kütusepiirangud. Jagati talongid ja ametnikud paigutati tanklatesse, et keegi ei üritaks võtta rohkem kui nende niigi napp osa. Kütust müüdi piiranguga 20–30 liitrit inimese kohta ning selle juures oli tingimus, et kõik tsiviilsõidukid jäävad teisele kohale pärast Vene sõjaväesõidukeid ja avalike teenuste sõidukeid nagu politsei ja kiirabiautod.
ratsioneerimine pole toiminud. 12. juuniks teatas Independent, et Krimmi tanklates on kütus otsa saanud, mille tulemusena on tekkinud tohutud järjekorrad ja poolsaart on tabanud suurim kütusekriis pärast seda, kui Venemaa territooriumi ebaseaduslikult okupeeris. Probleemi süvendab lähenev toidupuudus. RBC Ukraina teatel muutuvad tühjad riiulid supermarketites üha tavalisemaks nähtuseks. Õitooted nagu teraviljad, suhkur, jahu ja pasta on väga suure puudusega ning Ukraina löögid logistika pihta koos Venemaa tugeva sõjalise kohalolekuga Krimmis muudavad olukorra ainult hullemaks. Mitte miski sellest ei ole juhuslik. Ukraina jätab Krimmi ilma kütusest ja toidust. Lisaks sellele, et Ukraina isoleerib Krimmi kui strateegilise vara, tagab ta ka selle, et poolsaarel elavad Vene okupandid teavad, et nende probleemide põhjuseks on Putin ja tema sissetung. Sõjaliselt on Krimm nüüd Venemaale vähem kasulik kui kunagi pärast ebaseaduslikku annekteerimist aastal 2014. See, mis pidi olema üks Venemaa suurimaid eeliseid ja osutuski selleks Putini sissetungi esimestel kuudel ja aastatel, on nüüdseks muutunud suureks nõrkuse allikaks. Okupeeritud aladel rindel olevad sõdurid, kes lootsid varustuse ja toetuse saabumisele Krimmist, sunnitakse nüüd rünnakutele enne, kui neile midagi appi jõuab. Tulemuseks on vältimatult nõrgemad rünnakud ja rohkem surmasid rindel. Me näeme seda kõige otsesemalt Hersonis ja Zaporižjas, teatab United24 meedia, kuna Krimm on juba ammu olnud nende piirkondade rünnakute stardiplatvormiks. Nüüd väheneb surve Ukraina kaitsele ja kogu rindel tekivad lüngad. Ukraina on juba 2026 aastal rakendanud sihipärast vasturünnakute strateegiat, mille käigus on Reutersi andmetel 8. juuniks Venemaalt tagasi vallutatud üle 600 ruutkilomeetri territooriumi. Võib järgneda veelgi rohkem vasturünnakuid, kuna Krimm muutub vähem oluliseks teguriks, mis omakorda toob Ukraina väed poolsaarele lähemale ja võimaldab veelgi rohkem rünnakuid Krimmi logistika vastu. Üks toetab teist ja Venemaa jääb nälga. Rääkides stardiplatvormidest, teeb Ukraina Venemaale palju riskantsemaks kasutada Krimmi rakettide ja droonide stardikohana, mida Venemaa tulistab Ukraina pihta. Krimm ei ole selles osas veel kasutu. Vene rünnak Ukraina vastu. 14. juuni ööl vastu 15. juunit tõestas seda, kuna Venemaa suutis poolsaarelt välja lasta 3 M22 Zircon laevatõrjeraketti ning osa 611 ründedroonist, mis selle rünnaku käigus Ukrainasse saadeti. Kuid kuna õhutõrjesüsteeme võetakse maha ja ressursse suunatakse Ukraina logistiliste löökide tõkestamisse, muutub Venemaa jaoks Krimmi territooriumilt rünnakute korraldamine üha riskantsemaks. Iga raketi- ja droonibaas on nüüd sihtmärk. Ja kuna tema logistika on katkestatud, on Venemaal ka raskem neid baase varustada ja pärast Ukraina lööke remonti teha. Tasa ja targu lõdveneb Putini kontroll Krimmi üle. Pletnjuk selgitab öeldes. Mingil hetkel koguneb kriitiline mass kaotusi, mis viib lõpuks süsteemi enda kokkuvarisemiseni. Teisisõnu, Krimm muutub varast tõsiseks koormaks. Poolsaarele valatud raha läheb raisku. Krimmi suunduvad ja sealt väljuvad varud muutuvad sihtmärkideks, mis tähendab veelgi suuremat raha raiskamist, kuna Venemaa kõige olulisemale okupeeritud territooriumile tekitatakse üha rohkem kahju. Ja samal ajal kasvab sotsiaalne surve Putini ja tema kaaslaste peale. Krimmi nukurežiim peaks kiitlema viimaste Vene võitude üle. Selle asemel on nad sunnitud tunnistama, et Ukraina korraldab peaaegu iga päev edukaid rünnakuid ning ei saa eirata tulekahjusid ega pidevat hädaabiteenistuste liikumist Ukraina poolt rünnatud kohtadesse Krimmis ja ümbritsevatel aladel. Mis puudutab Ukrainat, siis ta jätkab samamoodi. Kuigi maapealne sissetung Krimmi tagasivõtmiseks tundub ebatõenäoline, muudab poolsaare isoleerimine selle Venemaa jaoks kasutuks. See võiks sundida Putinit läbirääkimiste laua taha ning annab Ukrainale väärtusliku mõjuvõimu rahuläbirääkimistel. Kui Putin keeldub, kaotab ta Krimmi. Vabastamine ei tule Ukraina sõdurite marssimisega, vaid Venemaa taandumisega poolsaarelt, mis muutub kiiresti eluohtlikuks paigaks. See on kõik tänu Ukraina strateegiale. Ja kui soovid saada aimu sellest, mida Ukraina on Venemaa ja Krimmi vastu teinud, siis meil on sulle ideaalne video. Aastaid on Venemaa peamine eelis Ukraina ees olnud tema võime korraldada massiivseid õhurünnakuid. 100 droonid uputavad õhutõrje üle, võimaldades Venemaal Ukrainale valu põhjustada. Aga nüüd on olukord muutumas ja Ukraina president andis just hoiatuse, mis paneb Putini ja tema kaaslased hirmust värisema. See, mis Venemaad ees ootab, on tohutu. Ukraina paneb Venemaa iga päev 600 korda selle eest maksma, kui ta liigub nii paljude kaugmaadroonide tootmise suunas, et Venemaal ei ole mingit lootust neid kõiki peatada.
Pärast kõnet erakorralisel pressikonverentsil Balti riikide ja Põhja-Euroopa juhtidega andis Volodõmõr Zelenskõi oma jahmatava hoiatuse. Ukrainal on plaan ja selle plaani eesmärk on lihtne. Saavutada tootmisvõimekus. 600 pika tegevusraadiusega drooni ja raketti päevas. Zelenskõi tegi selgeks, miks just see number on nii oluline. Venemaa saab aru, et kui meil on 600 drooni ja raketti, siis tunnevad nemad seda sõda samamoodi nagu meie, möirgas Ukraina president. Siin on idee jõuda võrdsuseni, võtta ära see üks eelis, mis Venemaal veel Ukraina ees on, mida Zelenskõi kirjeldab otsekoheste matemaatiliste terminitena. Venemaa ründab meid enamasti 650 drooniga ning lisaks 35–100 raketiga päevas. Me vastame, loomulikult ei ole meil praegu võrreldavat arvu, aga me kasutame 300–350. Kui rahastust suurendame, on meil võrreldav arv, millega neile vastata, lisas Zelenskõi. Venemaa rünnakud sihivad kõike ja kõiki, tsiviil- või sõjalisi sihtmärke, vahet ei ole. Ukraina löögid on palju täpsemad ja seetõttu palju tõhusamad Vene sõjamasina kahjustamisel. Kui Ukraina suudab sellele täpsusele veelgi ulatust lisada, on Venemaa hädas. Drooniparved, nagu kunagi varem pole nähtud, on tulemas ja Zelenskõil on õigus. Ukraina peab Venemaaga võistlema seal, kus arvud loevad. Nüüd võiks väita, et Zelenskõi matemaatika on siin veidi ekslik. 1. juuni raportis avaldas France 24, et Venemaa lasi eelmisel mais Ukraina pihta 8150 drooni, mis teeb keskmiselt peaaegu 263 drooni päevas. Kui lisada kuusse veel 211 raketti, siis saab peaaegu 270 mürsku päevas. See pole küll päris need 650 drooni ja kuni 100 raketti, mida Zelenskõi väidab, kuid täpsed numbrid polegi siin kõige olulisemad. Venemaa on korraldanud üksikuid rünnakuid, kus on kasutatud üle 600 drooni ja 10 rakette. Seda tahabki Ukraina saavutada. Ja kui nad jõuavad sinnamaani, et suudavad iga päev välja lasta 600 drooni ilma pausideta, siis olukord pöördub ja Venemaa kõige olulisem strateegia pööratakse pea peale. Putin tahab sõda oma rahva eest varjata. Ta nimetab seda endiselt erioperatsiooniks, kuigi võitlus on kestnud juba üle 4 aasta. Ukraina kiirendatud droonitootmise ajakava ei seisne ainult selles, et jõuda Venemaa droonide arvule järele või sellest mööda minna. See seisneb selles, et venelased peavad pealt vaatama, kuidas nafta põleb ja sõjatööstuskompleksid plahvatavad, ning see valmistab neile valu. Siin lähevad asjad tõeliselt pesiseks. Zelenskõi ei viska Ukrainale õhku utoopilisi numbreid. Tema plaanid 600 drooni päevas on osa palju laiemast strateegiast, kuna Ukraina liigub täiskiirusel tehnoloogilise revolutsiooni suunas, mis muudab kogu riigi sõjaväge. Varsti süveneme selle revolutsiooni mõningatesse üksikasjadesse, kuid siin on mõned olulisemad punktid. Rakettide loomine, mis suudavad tabada sihtmärke 2000 kilomeetri kaugusel, uue raketivägede ja suurtükiväe arendamise kontseptsiooni raames. Kodumaise õhupõhise platvormi edasine arendamine, mis suudab kanda 250 kilogrammi tulejõudu ja võimaldab Ukrainal vastata Venemaale liukpommi lahingus löök löögi vastu. Venemaast rohkem tõrjedroone luues, neutraliseerides Putini kaugmaa strateegia sellisel määral, et näeme, kuidas Ukraina teeb kahju ja Venemaa ei tee mitte midagi. See on revolutsioon ja see jätab pruunid plekid iga Vene sõduri ja komandari pükstesse. Kaasa arvatud Vene president, kes veedab rohkem aega punkrites varjudes kui oma rahvast või armeed juhtides. See, mida me siin näeme, on muutus, mida Venemaa ei osanud oodata. Ukraina on juba saanud droonide suurvõimuks. Aga pärast tehnoloogia imelapse Mihhailo Fedorovi tõusu kaitseministriks on Ukraina rakendanud plaani, et integreerida tehnoloogia, sealhulgas droonid, riigi sõjaväe igasse aspekti. Fedorov on huvitav juhtum. Enne kui Putin alustas oma sissetungi, oli Ukraina kaitseminister astunud poliitikasse kõigest 28-aastaselt ja tõusnud kiiresti esimeseks asepeaministriks ning riigi digitaalse ümberkujundamise ministriks. Isegi enne sõja algust oli Fedorov tehnoloogia propageerija, kutsudes Ukrainat üles digitaliseerima oma valitsust ja liikuma 21. sajandisse. Siis marssisid sisse Vene sõdurid. Alguse sai jõhker sõda ning Fedorov suunas oma tehnoloogilise pilgu uue sõjalise struktuuri arendamisele, mis võimaldaks palju väiksemal riigil end kaitsta Venemaa saadetud lihamassi ja raketirünnakute vastu. Kui Fedorov 2026 aasta alguses kaitseministriks tõusis, esitas ta oma plaani. Vajalik on põhjalik muutus. Meie eesmärk on süsteemi ümberkujundamine, sõjalise reformi läbiviimine, rindetaristu parandamine, valede ja korruptsiooni kaotamine ning uue juhtimis- ja usalduskultuuri loomine, et need, kes saavutavad reaalseid tulemusi, saaksid tunnustatud ja võimaluse areneda, kuulutas Fedorov. Tema sõnum oli selge.
Ukraina oli 4 aastat edukalt end Venemaa vastu kaitsnud, kuid 2026 aastal oli aeg muutusteks, mis viiks selleni, et Ukraina võtaks initsiatiivi ja ajaks Venemaa igaveseks oma territooriumilt välja. Liikumine 600 kaugmaadroonide ja rakettide tootmise suunas päevas on vaid osa Fjodorovi revolutsioonist. Vähem kui poole aastaga ametis olles on Ukraina kaitseminister juhtinud uue tehisintellekti kaitsekeskuse nimega A1 käivitamist, mida Ukraina hakkab rakendama Suurbritannia valitsuse abiga. Fjodorov on juhtinud programma, mille tulemusel on maismaadroonid asendanud jalaväe oluliste logistiliste operatsioonide läbiviimisel. Fjodorov nõuab, et Vene Shahed-tüüpi droonide tõrje edukus oleks 95% ning soovib, et droonid juhiksid iga kuu 50 000 Vene sõduri hävitamist. Ambitsioonikas? Võib-olla. Just seda vajab Ukraina praegu. Kaitseministrid, kes on valmis muutusi tegema ja ütlema, et Ukrainale ei piisa ainult heast kaitsest ega sellest, et kurnamissõda Putini vastu tooks edu. Ukraina peab üles ehitama, arendama ja looma tipptasemel sõjaväe, mis suudab viia võitluse Putinini ning tekitada nii palju kahju, et Vene rahvas ei saa enam elada õndsas teadmatuses, samal ajal kui nende president üritab allutada suveräänset riiki. Zelenski hoiatus 600 drooni kohta päevas ei ole tühi jutt. See on selge eesmärk ja see on seatud selleks, et panna iga venelane tundma seda kohutavat kõhklust kõhus, mis viitab hirmule valla päästetud koletise ees. Sõja toomine tagasi Venemaale ei ole Ukraina jaoks sugugi uus mõte. Juba. 2025 aastal avaldas Zelenski kasvava süvarünnakute kampaania eesmärgi öeldes: sõda toodi Venemaalt ja just Venemaale tuleb see sõda tagasi suruda. Nemad peavad olema need, keda sunnitakse rahule. Nemad on need, keda tuleb survestada, et tagada julgeolek. Sellest ajast alates on Ukraina kiiresti laiendanud oma droonivõimekust nii kaugele, et endine Venemaa kaitseminister ja nüüdne Venemaa Julgeolekunõukogu sekretär Sergei Shoigu tundis vajadust öelda, et ükski Venemaa piirkond ei saa end tunda Ukraina kaugmaa raevu eest turvalisena. Sõda, mis pidi jääma ainult Ukraina rindele, on laienenud kaugemale, kui Putini kontroll ulatub. Iga droonirünnak Venemaa naftarajatiste või sõjalise infrastruktuuri vastu tuletab Venemaa rahvale meelde, et mitte ainult ei jätku nende juhi alustatud sõda, vaid Ukraina võimekus kasvab iga päevaga. Nüüd ähvardatakse 600 drooniga päevas. Kui Ukraina suudab Volodõmõr Zelenski hoiatuse täide viia, siis ei jõua Ukraina sõda enam Venemaa ukse lävele. See murrab ukse maha, laastab maja ja plahvatab kaugel väljaspool piiriäärseid piirkondi, millele Ukraina oli veel mõni kuu tagasi sunnitud keskenduma. Kuigi pelgalt kogusest ei pruugi piisata, et ajada kogu Venemaal hirmust püksid täis, pole Ukrainal Venemaa jaoks varuks ainult puhtad arvud. Me vihjasime sellele juba varem. Ukrainal on plaanis palju rohkemat, mis muudab pidurdusjäljed tõelisteks paikideks. Ja just selliseid asju me käsitlemegi saates Sõjasaade. Kui sa pole veel tellinud, siis mida sa ootad? Vajuta nuppu, et sa ei jääks ilma meie analüüsidest Ukraina sõja viimaste arengute kohta. Ja Ukrainal pole Venemaa jaoks varuks ainult maht. See on ulatus, mis koos uute rakettide jõuga hävitab iga sihtmärgi, mida need tabavad. 9. juunil, samal päeval kui Zelenski andis oma 600 drooni hoiatuse, tutvustas Ukraina uut pikaajalist arengukontseptsiooni riigi raketivägede ja suurtükiväe osakonnale. See on Ukraina üksus, mis vastutab Ukraina oma toodetud rakettide ja suurtükiväe arendamise ja kasutamise eest ning see moderniseeritakse koos ülejäänud riigi relvajõududega. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrski sõnul on selle osakonna eesmärk täielikult välja vahetada Nõukogude ajastu süsteemid, mida Ukrainal on kasutada sügavateks löökideks, mis ei hõlma droone. Need vanad süsteemid, mis on jäänukid ajast, mil Venemaa Ukrainast üle sõitis, kõrvaldatakse ja asendatakse uute löögivõimekustega, mis võimaldavad Ukrainal tabada Vene sihtmärke kuni 2000 kilomeetri kaugusel. Ukraina suudab seda juba droonidega teha, kuid see on midagi muud. See on süvalöögidoktriini eskaleerimine, mis hõlmab võimsaid rakette, mis suudavad palju enamat kui droonide kahjustamine. See uus plaan on loodud selleks, et tugevdada Ukraina kodumaist kaitsetööstust, sama palju kui tagada suurema jõu suunamine Vene sihtmärkidele. United24 meediateatel soovib Sõrski vähendada Ukraina sõltuvust läänes toodetud relvadest ja laskemoonast. See on tark. 2025 aasta jooksul pidi Ukraina mitme kuu vältel toime tulema olukorraga, kus Ameerikas toodetud ATACMS-rakettide kasutamine Vene territooriumil oli sisuliselt varjatult keelatud. Lisaks tuli toime tulla tormilise suhtega USA-ga, mis ühel hetkel viis selleni, et USA peatas abi saatmise ja luureinfo jagamise Ukrainale. Kui lisada sellele kõikidele probleemidele veel varude puudujäägid, mis on vältimatud Iraanis toimuva Operation Epic Fury tõttu, siis Ukraina plaan on mõistetav.
Ukraina ei saa loota, et lääs varustab teda kõige vajalikuga, eriti kui toimub nii palju kaost, mis on väljaspool Ukraina kontrolli. Seega ehitab Ukraina endale vajaliku ise koha peal. Rindejoonel tähendab Ukraina uut raketiplaani seda, et Nõukogude süsteemid, mida enam parandada ei saa, võetakse järk-järgult kasutusest maha ja asendatakse Ukraina enda alternatiividega. Läänes toodetud süsteeme kasutatakse endiselt, et tagada Ukraina suurtükiväe maksimaalne tõhusus, kuid nendele ei toetuta enam täielikult. Selle asemel käsitletakse neid kui lisavõimalust koos Ukrainas toodetud süsteemidega. Veelgi suurem uudis, eriti kui rääkida venelastele Venemaal hirmunahka ajamisest, on see, et Ukraina plaanib alustada nii tiibrakettide kui ka ballistiliste rakettide seeria tootmist, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 2000 kilomeetri kaugusel. Kui ühendada uued raketid, suurem tegevusraadius ja igapäevased 600 droonirünnakud, siis mis me saame? Üks Venemaa peamisi strateegiaid, mis nüüd Putinit ennast hammustab. Üks oluline märkus Sõrski plaanide juures on see, et mitte midagi sellest, mida Ukraina soovib oma raketi- ja suurtükiväega saavutada, ei saa juhtuda üleöö. Töös on tegevuskava, mis kirjeldab teed, mida Ukraina kavatseb kuni 2030 aastani käia, et oma suurtükiväge ja raketivõimekust moderniseerida. Siiski on Ukraina suurepärases positsioonis, et arendada just selliseid rakette ja suurtükke, mida on vaja Venemaa vastu võitlemiseks. Kui rääkida lahingukogemusest, siis Ukraina on kasutanud võib-olla kõige mitmekesisemat valikut rakette ja suurtükke, nii lääne kui ka Nõukogude päritolu, võrreldes ükskõik millise tänapäevase armeega. Ukraina teab iga kasutatud relva tugevusi omast käest. Samuti teab ta nende nõrkusi. Seega võib praktiliselt garanteerida, et relvad, mis sünnivad Ukraina raketi- ja suurtükiväe ümberkujundamise tulemusena, on ühed kõige tõhusamad Vene ohu tõrjumiseks. Muidugi näitab kogu see jutt Venemaaga kaugmaa relvade osas võrdsuse saavutamisest, et Venemaa raketid ja droonid on endiselt väga tõsised ohud Ukraina jaoks. Fjodorov rõhutas seda ise. Sellepärast tahabki ta, et Ukraina jõuaks sinnamaani, kus suudetakse kinni püüda 95% Venemaa poolt Ukraina pihta saadetud rakettidest ja mürskudest. Ukraina on juba teel nende näitajate saavutamise poole, sest nende õhutõrjevõrk suutis mais kinni püüda 91,73% Venemaa poolt välja lastud droonidest ja 53% Putini rakettidest, saavutades kokku 90,75% tõrjemäära. Kuid veel on palju teha ning USA kaitsetehnoloogia ettevõtte Anduril Industries asutaja Palmer Lucki sõnul on Ukraina suurendanud oma droonitõrjurite tootmist nii palju, et toodab iga kuu 10 000 seadmeid. Ja see arvestab ainult riigisiseset tootmist. Nii et Ukraina ei keskendu ainult ründedroonide tootmisele, vaid ka mahu kasvatamisele laiemalt. Tõrjevaldkonnas toodab Ukraina piisavalt tõrjedroone, et iga Venemaa poolt välja lastud Shahedi tüüpi drooni kohta saaks välja saata mitu tõrjedrooni. Muide, see tohutu tootmismaht aitab Ukrainal süvendada sidemeid ka teiste riikidega, näiteks 3 Pärsia lahe riigiga, kes sõlmisid pärast Operation Epic Fury't Ukrainaga 10-aastased kaitselepingud. Need lepingud on sõlmitud tänu Ukraina droonialastele teadmistele, eriti just kulutõhusa tõrje osas. Kui Ukraina suurendab seda osa oma droonivõimekusest, tugevdab ta ka oma kaitsesidemeid riikidega, mis asuvad tuhandete kilomeetrite kaugusel. See on Ukrainale suur saavutus. See on ka järjekordne hoop Vene juhile, kes üritab seda riiki allutada. Nii et Ukraina suudab selgelt saavutada vajalikud näitajad droonisõjatõrje poolel. Aga pöördume tagasi Zelenski väidete juurde. 600 kaugmaa drooni päevas on kõrge eesmärk. Zelenski enda sõnul on Ukraina selle eesmärgi saavutamisest umbes poolel teel, kuna suudab vastata Vene õhurünnakutele umbes 300–350 drooniga ühe päeva jooksul. Ukraina presidendi antud hoiatuse elluviimiseks on veel palju teha. Ja see viib meid ilmselge küsimuseni, kas Ukraina suudab sellega hakkama saada? Lihtne matemaatika näitab, et Ukrainal on veel pikk tee minna. 600 drooni korrutatud 365 päevaga aastas annab meile 219 000 kaugmaa drooni, mida tuleb igal aastal toota, et vastata Zelenski ähvardusele. Muidugi võiks väita, et Venemaa laseb Ukrainasse üle 600 drooni üsna ebaregulaarselt, mis tähendab, et Ukrainal ei ole tegelikult vaja iga päev 600 kaugmaa drooni toota. Aga võtame Zelenski hoiatust võimalikult sõna-sõnalt ja eeldame, et Ukraina tahab iga päev 600 drooni. Kas see on võimalik? Häid esimesi märke tuleb Firepointist, mis võib-olla on kõige kuulsam kaugmaa drooni arendaja tänu oma FP-seeriale, kuhu kuulub ka surmav Flamingo drooni ja raketi hübriid. Juba märtsis väitis ettevõtte asutaja Dennis Stilleman, et Firepoint toodab üksi umbes 200 kaugmaa drooni päevas. Ta märkis ka, et ettevõte suudaks väga lihtsalt neid numbreid kahekordistada või isegi kolmekordistada, mis tähendaks tootmisgraafikut 600 drooni päevas.
See on täpselt kooskõlas Zelenski hoiatusega. Nii et töö on tehtud, eks? Ukraina presidendil tuleb lihtsalt tellimus esitada ja 600 drooni päevas saab teoks. Kahjuks pole asi nii lihtne. Tootmisvõimsusel ja tegelikul tootmisel on tohutu vahe. Ja on olemas üks võtmetegur, mis võib seda vahet kas suurendada või vähendada. Raha. Ukrainal on vaja raha, kui ta tahab ehitada kaugmaadroone sellises mahus, nagu Zelenski soovib. Ja nagu oleme näinud Ukraina droonitööstuse teistes valdkondades, ei ole mingit garantiid, et Ukraina saab raha, mida ta vajab oma droonitootmise maksimeerimiseks. Võtame näiteks FPV droonid. 2025 aasta juunikuu raportis väitis Militarnõi, et Ukraina droonitööstus on võimeline tootma aastas 10 miljonit mehitamata õhusõidukit. Just Security pakub välja sarnase numbri, väites, et Ukraina suudab toota aastas 8 miljonit FPV drooni. Samas märgib sama väljaanne, et 2025 aastal tootis Ukraina 3 miljonit FPV drooni. See näitab erinevust tootmisvõimekuse ja tegeliku tootmise vahel ning kõik taandub investeeringutele. Ukraina püüab sellest konkreetsest kitsaskohast lahti saada. 4. juunil teatas Kyiv Post, et Ukraina kaitseministri asetäitja Mstislav Barnik pöördus NATO liikmesriikide poole üleskutsega hakata rahastama Ukraina droonitööstust, mis tema sõnul suudaks toota kuni 20 miljonit drooni aastas. Tema väide taandub sellele, et Ukraina rahastamine praegu tähendab mitte ainult seda, et Ukraina suudab end Venemaa vastu kaitsta, vaid võimaldab arendada ka miljoneid droone, mida NATO liikmesriigid, eriti Euroopas, saaksid kasutada oma enda kaitsevõime tugevdamiseks Venemaa vastu. Ukraina otsib 2026 aastaks $60 miljardi suurust investeeringut oma droonitööstusse, et tagada jätkuv kasv, mis viiks selle peaaegu 20 miljoni drooni tootmiseni. Kui Ukraina suudab selle raha saada, siis 600 kaugmaadrooni ei tundu enam lihtsalt võimalik, vaid see hakkab paistma kui madal eesmärk, millest on lihtne üle saada. Suur küsimus on, kas NATO annab Ukrainale seda, mida ta vajab. Venemaa jälgib seda hinge kinni pidades, sest ta teab, et võimalus, et Ukraina suudab nii suurelt laieneda, nagu Zelenski on hoiatanud, võib olla Vene sõjamasinale hävitav. Ukraina on juba laiendanud oma kaugmaarünnakute ulatust 2,5-kordsed aastatel 2022 kuni 2026, suutes tabada sihtmärke 630 kilomeetri kauguselt kuni 1750 kilomeetri ja kaugemalegi. Ainuüksi 2026 aastal on Ukraina juba tabanud Moskvat ja Peterburi ning rünnanud Venemaa energeetikatööstust nii intensiivselt, et föderaalsed nafta- ja gaasitulud langesid. 2026 aasta esimestel kuudel aastatagusega võrreldes 29,8%. Ukrainal on juba õige strateegia. Tuhanded kauglöögid halvavad tasapisi Venemaa majandust ja suurendab sõja hinda, mille Putin alustas. Kui 600 drooni päevas saab reaalsuseks, siis 1000 drooni põhjustatud surmast saab 10 000 droonide põhjustatud surm. Venemaa lihtsalt ei suuda ellu jääda, kui tema nafta põleb. Sõjatööstuslik kompleks on purustatud ja Ukraina hävitab logistikasõlmi tuhandete kilomeetrite kaugusel. See ongi Ukraina eesmärk. See on plaan, mis paneb Venemaa kollektiivselt püksi laskma. Kuid 600 drooni päevas tootmiseks ja kõige muu jaoks, mida Ukraina teeb, on vaja raha. On aeg, et Ukraina liitlased taas rohkem panustaksid. See, kas nad seda teevad, avaldab tohutut mõju sõja tulevasele kulgemisele. Kuid isegi praeguses olukorras on Venemaal palju probleeme, kui tuleb toime tulla Ukraina süvalöökidega. Lühidalt öeldes ei suuda Venemaa Ukraina droone peatada. Esita plaan Ukraina sõja lõpetamiseks. See on nõudmine, mille Venemaa parlamendi liige esitas otse Vladimir Putinile ja Venemaa president on sellest raputatud. Tema parlament ei peaks selliseid asju ütlema. Las need inimesed teavad, et nad peaksid kummarduma ja sõrmust suudlema. Keelatud või mitte, see just öeldi, sõda on kestnud liiga kaua. Venemaa on kokkuvarisemise äärel ja see on kõik Putini süü. Putin on raevunud. Aga ta tunnistab ka, et talle on just antud karm reaalsuse annuskohast, mis peaks tema narratiivi toetama. Avaldustes, mis on raputanud Venemaa parlamenti ja saatnud šokilained otse Kremlini südamesse, on Vjatšeslav Markajev andnud hävitava vastulöögi narratiivile, mida Putin on esitanud alates oma Ukraina sissetungi algusest. Riigiduuma saadik ja Venemaa kommunistliku partei liige, mis on üks väheseid parteisid, mis tänapäeva Venemaal üritab Putinile vastu seista. Markajev pidas pika tiraadi, milles ta süüdistas Putinit ebaefektiivses juhtimises. Ja seejärel loetles ta põhjused, miks ta väidab, et tema avaldus on 100% tõene. Kogu Venemaad läbivad korruptsioonilained, oligarhia, mida toetavad Putini poliitikad.
ja kõige süüdimõistvam on Markajevi sõnul kõige aktiivsema ja paljunemisvõimelisema elanikkonna osa hävitamine. kõik see lasub nüüd Putini õlul. sõnum on selge. Putin on ohverdanud terve põlvkonna venelasi oma Ukraina veresaunas ja on viimane aeg, et ta vastutusele võetaks. Illusioonide aeg on läbi. Riik on sotsiaalse plahvatuse äärel ja selle eest langeb kogu süü juurdunud võimule, kulutas Markajev, kui ta kritiseeris Putinit kogu Vene parlamendi ees. Ta lisas: kui olukord jätkub, muutuvad sotsiaalsed rahutused ja kaos tõenäolisemaks. Lääs kasutab seda vältimatult ära, et hävitada Venemaa riikluse jäänused, ütles Markajev oma viimases sõnumis Venemaa juhile. Nende kommentaaride juures on märkimisväärne see, kui jultunud need on. See ei ole mingi poliitikakujundaja, kes teeb ähmaseid väiteid, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, on Putin end ümbritsenud valede inimestega ja peaks kaaluma oma kursi muutmist. See on hoiatus, mis kõlab otse Venemaa parlamendist võimukeskusesse ja ütleb, et Putin on läbikukkunud juht, kes pannakse paika pigem varem kui hiljem. Aga siin läheb asi Putini jaoks tõeliselt tõsiseks. See ei ole lihtsalt mingi üksik parlamendiliige, kes ründama asub. Markajev kehastab Venemaal kasvavat pahameelelainet, mis ei piirdu ainult teiste Putini Kremli-meelsete jõugu liikmetega, vaid ulatub ka nende inimesteni, kellele Putin loodab, et nad oleksid valmis tema verise Ukraina kampaania nimel surema. Markajev on lihtsalt viimane silmapaistev tegelane Venemaal, kes on riigi presidendi vastu välja astunud. Mai keskpaigas selgitas Renat Sulimanov, kes on veel üks Venemaa kommunistliku partei Riigiduuma saadik, intervjuus, et tema arvates avaldab sõjaline erioperatsioon Venemaale hukatuslikku mõju. Venemaa majandus ei pea vastu Ukraina sõja pikaajalisele jätkumisele, ütles saadik, tuues välja, et sõjalised kulutused moodustavad nüüd üle 40% Venemaa eelarvest ning sõjatööstuse toodetel puudub tarbimisväärtus. Samal ajal ei ole eelarve vastuvõtmine väiksemate sõjaliste kulutustega kõige raskem asi. Aga mis saab inimestest, kes töötavad kaitsetööstuses? Niile, kes praegu on relvade all, naaseb 1 miljon inimest tsiviilellu. Kus on töökohad, korralikud palgad ja sotsiaalne kohanemine, küsis Sulimanov. Ja tal on õigus. Putinil näib olevat sama vähe plaani selle kohta, mis saab pärast Ukrainat, kui selle kohta, mida Venemaa praegu Ukrainas üritab teha. Ja veel üks poliitik on Venemaa juhi teravalt kritiseerinud. Olgu, need on Venemaa kommunistliku partei tegelased. Nad muutuvad julgemaks, kuid nad on ikkagi partei, mis on Putini vastu. Seega on loomulik, et nad ütlevad Riigiduumas selliseid asju. Võib-olla, kui sa unustad Putini kalduvuse tagada, et need, kes talle vastu seisavad, satuvad kuidagi vangilaagritesse või kukuvad avatud akendest alla. Aga et asja veelgi selgemaks teha, siis Putinit kritiseerivad mitte ainult opositsioonipoliitikud. Veel üks silmapaistev isik, kes kutsub üles Putini valitsemise lõpetamisele, on Ilja Remezlov. Enamiku sõja jooksul on ta olnud Putini meele järgi sama palju kui iga teinegi, sest on aastaid rünnanud Putini režiimi kriitikuid ja korraldanud laimukampaaniaid ajakirjanike vastu, kes julgesid paljastada Putini läbikukkumisi. Nüüd on Remezlov Putinile selja pööranud. Ta on läinud Kremlit toetavast seisukohast Putini mahapõletamiseni, kui ta avaldas Telegramis oma 90 000 jälgijale postituse, milles selgitas põhjuseid, miks ta enam ei toeta presidenti, keda ta on aastaid armastavat väitnud. Jällegi näeme sama tüüpi põhjendusi. Kehv sõjaline juhtimine, põlvkond hukkunud venelasi läbikukkunud sõja tõttu, Venemaa majanduse kokkuvarisemine. Putin on ebaseaduslik juht, kirjutas Remezlov oma loos, ning ta peaks tagasi astuma ja sõjakurjategijana kohtu alla antama. Ärge tehke selles osas viga. Need kahtlejad on rotid ja nad teevad seda, mida rotid teevad. Põgenevad uppuvalt laevalt, kui näevad, et see on kohe põhja minemas. See ongi see, mis Putin praegu on. Laev, mis on avamerel tükkideks lastud. Need, kes kunagi teda toetasid, põgenevad. Need, kes võib-olla ainult teeseldes teda toetasid, kartes, mida ta võiks teha, kui nad seda ei teeks, muutuvad nüüd palju julgemaks. Hirm on kadunud. Sõnum saadetakse välja. Venemaa on täieliku ühiskondliku kokkuvarisemise äärel ja see on kõik Putini süü. Putin võib olla raevunud selle üle, mida need poliitikud ja endised kaaslased tema kohta räägivad, kuid teda hirmutab hoopis see, et nende sõnad näivad Vene elanikkonnas kõlapinda leidvat. Kui ainult mõned tuntud tegelased Putinit avalikult kritiseeriksid, ei oleks Venemaa juht eriti mures. Venemaal on palju avatud aknaid ja rohkem kui küllalt võimalusi, et teatud inimesed võiksid ohtlikult kukkuda. Aga Putini tegelik probleem on see, et Vene elanikkonna seas on olemas varjatud viha, mis käib käsikäes kogu selle raevuga, mida parlamendiliikmed välja paiskavad. Vaatame küsitlusi. Oota korraks. Me ei saa. Miks?
nagu Telegraaf teatab, ei avalda Venemaa riiklik arvamusuuringute keskus VCIM, mis on riigi kontrolli all olev küsitlusfirma, enam Putini usaldusreitinguid, mis varem olid avalikud. Me ei ütle siin avatud irooniliselt. VCIM teeb nii avatud kui ka suletud küsitlusi. Viimase puhul küsib küsitleja otsevastajatelt, kas nad usaldavad Putinit ja tema kaaskonda või mitte. Aga avatud küsitlused on teistsugused. Nendes palutakse vastajatel ise nimetada poliitikuid, keda nad usaldavad, ilma igasuguse suunamiseta. Ja just need küsitlused annavad sulle tõelise pildi keskmise venelase usaldusest Putini vastu aastal 2026. Märtsis väitsid üle 70% neist, keda Putini kohta suletud küsitlustes küsitleti, et nad usaldavad Venemaa juhti. Mitte nii kõrge, kui Putin oleks soovinud näha, kuid piisavalt hea sellise küsitluse kohta, mille puhul on varjatud hoiatus, et igaüks, kes ütleb, et ta ei usalda oma juhti, võib saada karistada. Kuid samal kuul avatud küsitlustes nimetas vaid 29,5% venelastest otse Putinit poliitikuks, keda nad enda arvates saavad usaldada, enne kui seda tüüpi küsitlus aprillis salapäraselt lõpetati. See ütleb sulle kõik, mida sa tegelikult teadma pead. Kui neilt ei küsita otse Putini kohta, ütlevad Venemaa inimesed, et nad usaldaksid selle töö tegemiseks kedagi teist peale tema, mida ta on teinud juba üle veerand sajandi. Sukeldume nendesse küsitlustesse sügavamalt. 22. mai artiklis avaldas Medusa, et avaliku arvamuse fondi, mis on üks Venemaa juhtivaid küsitlusorganisatsioone, uuringud näitasid, et Putini üldine heakskiit oli langenud madalaimale tasemele viimase aasta jooksul. See oli siiski suhteliselt kõrge. 71% ütles, et nende arvates saab Putin üsna hästi hakkama. Aga meenutagem, mida me juba teame sellistest kinnistest küsitlustest. Kui venelastelt otse Putini kohta küsitakse, ütleb enamik neist vaikimisi, et ta saab hästi hakkama. Seda hirmust. Palju huvitavam selle konkreetse küsitluse puhul on see, et 14% vastanutest olid piisavalt julged, et otse öelda, et Putin saab üsna halvasti hakkama. See on taas kõrgeim näitaja viimase aasta jooksul. Nii, et usu Putinisse pole kaotanud mitte ainult kommunistliku partei saadikud ja endised Kremli-meelsed propagandistid. Vene rahvas ütleb ausalt vastates oma juhile, et nad ei usalda enam tema otsustusvõimet. Aga need on vaid tulemused ja tegevused, mida oleme avalikult näinud. Rahulolematus Venemaal on palju sügavam, nagu lekkinud dokumendid on näidanud. Toetus Putinile ei ole lihtsalt kõikumas, vaid kukub järsult. See muudab kõik Venemaa juhi jaoks. Ja enne kui me selgitame, miks see nii on, kiire märkus. See on sõjasaade ning just selliste raportite pärast me neid videoid teemegi. Me paljastame Ukraina sõja tegelikkust ja süveneme pealkirjadest kaugemale. Kui sulle meeldib see, mida näed, siis ära unusta kanalit tellida ja toetada. Pärast Markajevi raevukat tiraadi oma juhi vastu avaldas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Ukraina luure on saanud kätte salajased Vene dokumendid otse Kremlist. Nendel dokumentidel olev teave ei ole Venemaa juhi jaoks hea, avaldas Zelenski. Niinimetatud prognoosinäitajad venelaste rahulolematuse kohta Putiniga jätkavad stabiilset kasvu, teatas Zelenski, lisades, et ta on juba hakanud harjuma mõttega, et rahulolematuse kasvu ei saa peatada. Ja see näitaja ei jõua platoole enne septembrit, kui Venemaal on kavandatud parlamendivalimised. Need numbrid on Vladimir Putini jaoks kohutavad. Kremli enda sisemiste prognooside kohaselt kiidab vaid 55% Venemaa elanikkonnast Putini tegevuse heaks ajaks, kui 2026 aasta Riigiduuma valimised septembris algavad. Veelgi muret tekitavam Putini jaoks on see, et prognooside kohaselt avaldab 33% elanikkonnast otseselt oma rahulolematust, samas kui veel 12% on kas otsustamata või kuuluvad kategooriatesse, mis ei hõlma, me armastame ja usaldame oma presidenti. See raport on Putinit juba ootamatult tabanud. Kuid mis teda tõeliselt muretsema paneb, on see, et tema juhitud partei Ühtne Venemaa kogeb pidevat toetuse langust, paljastab Zelenski. See on probleem septembris toimuvatel valimistel, kuna see annab võimalusi opositsiooniparteidele, näiteks Venemaa kommunistlikule parteile, kelle liikmed kutsuvad Putinit üles tegema märkimisväärseid edusamme Venemaa parlamendis. Ühtse Venemaa partei lahendus sellele probleemile näib olevat märkimisväärselt rohkem võltsinguid kasutada, et saada tulemused, mida Putin vajab, et säilitada kontroll Riigiduuma üle. Poole vahet, kuhu Putin ka ei vaataks, ta näeb venelasi, kes on valmis muutusteks. Nad näevad, et Venemaa on kokkuvarisemise äärel ja nende näpud on suunatud otse mehele, kes veedab tänapäeval rohkem aega punkrites varjul kui oma riiki juhtides. Ja kuidagi läheb kõik Putini jaoks veelgi hullemaks. Lekkinud dokumendid ei paljasta mitte ainult Putini ja tema partei toetuse kokkuvarisemist.
Need väidavad ka, et mitmes Venemaa piirkonnas on toimunud märgatav kasv selles, mida dokumendid nimetavad protestimeeleoludeks. See väide kattub 14. mai United24 meediaraportiga, mis väitis, et protestipotentsiaal Venemaal on jõudnud peaaegu 2 aasta kõrgeimale tasemele. Selle raporti kohaselt näitas sõltumatu Levada keskuse korraldatud küsitlus, et 20% venelastest usub, et protestid Venemaal elatustaseme languse vastu on võimalikud, mis annab üsna selge vihje ühe kohta, miks Putin praegu nii palju vastureaktsiooni kogeb. Veel 14% ütleb, et nad usuvad, et poliitiliste nõudmistega protestid on tõenäolised. 2025 aasta novembris, kui Levada keskus viimati selle küsitluse läbi viis, olid protsendid vastavalt 16% ja 11%. Need arvud on kasvanud. Ja kui arvestada kõike muud, mida me näeme, on selge, et Vene rahvas on väsinud ja tüdinenud sellest, et Putin sunnib neile peale sõda, mis selgelt halvab nende riiki. See viib meid kenasti selleni, miks see kõik praegu toimub. Zelenski räägib meile midagi lekkinud dokumentidest, mis paljastab ühe põhjuse, miks Putini populaarsus langeb ja miks teda nüüd Venemaa parlamendis välja kutsutakse. Me usume, et need raportid ei arvesta isegi võimalikke sündmusi juunis, juulis ja augustis, mis ei saa mitte mõjutada olukorda Venemaal veelgi, ütleb Zelenski. Teisisõnu, venelaste massiline hukkumine mängib suurt rolli Putini populaarsuse languses ja see läheb ainult hullemaks, kui Venemaa alustab oma suverünnakut. Palju kiidetud kevadrünnak oli Venemaa jaoks juba niigi halb. Rünnakud, mis pidid sillutama teed Donetski langemisele, tõid selle asemel Venemaale massiliselt surma ja vigastusi. Nii märtsis kui aprillis kaotas Venemaa umbes 35 000 sõdurit Ukraina kaitseväe vastu. Mai polnud palju parem, sest Venemaa kaotused lahinguväljal ületasid 30 000, mis teeb kevadrünnaku tulemusena ligikaudu 110 000 venelast surnud või vigastatud. See on arvestatud lekkinud Kremlis koostatud raportis, kuid prognoosid ei näi arvestavat sellega, mis Venemaad suvel ees ootab, kui ta üritab oma rünnakuid veelgi suurendada. Esialgsed märgid ei ole Putini jaoks head. Ainult 13. juunil kaotas Venemaa 1440 sõdurit, teatab Pravda. Nii et pole nii, et juba laastav kaotuste arv väheneks. Kui üldse, siis see kasvab. Putini vastus sellele on olnud hiiliv mobilisatsioon, mis toob kaasa veelgi rohkem venelaste surma ja selle tulemusena veelgi suurema rahulolematuse avalikkuse seas, kes juba usub, et Putin viib nende riigi hukatusse. 13. juunil teatas Pravda, et Putin allkirjastas uue dekreedi, mis suurendas Venemaa relvajõudude lubatud kogukoosseisu 2 399 130 inimeseni, kellest 1 510 000 on tegevteenistuses sõjaväelased. See on hoolimata sellest, et Venemaa ei täida oma vabatahtlike värbamise eesmärke. Kiev Independent teatab, et Ukraina luureandmetel registreerus 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul Venemaa sõduriks 70 500 inimest, mis on 30 000 võrra vähem Venemaa seatud eesmärgist. Ja peaaegu 20 000 võrra vähem kui 90 000, kes registreerusid samal perioodil 2025 aastal. Ometi ütleb Putin, et Venemaa sõjavägi peab kasvama. Praeguses olukorras näib, et mobilisatsioon jääb tema ainsaks võimaluseks. Ja see tähendab, et Venemaal juba valitsev viha terve põlvkonna noorte meeste kaotamise pärast, nagu Markajev Riigiduumas välja ütles, ainult süveneb. See on Putini jaoks halb, kuid veel hullem on see, et venelaste viha ulatub kaugemale vaid sellest surmade hulgast, mille on põhjustanud Putini sissetung. Nagu Telegraph märgib, on Venemaa kaitsekulutused jõudnud tasemeni, mida pole nähtud külma sõja ajast saadik. Siil öeldakse, et sõjalised kulutused kasvasid 2026 aasta alguses võrreldes eelneva aastaga 30%, mis tähendab, et Putini sõda moodustab 46% Venemaa kogu eelarvekuludest. Militarnju kinnitab seda hinnangut oma raportis, kus öeldakse, et peaaegu iga teine rubla Venemaa riigieelarvest läheb sõja jaoks. Mõtle tagasi Levada keskuse küsitlustele, mida me varem mainisime. Levada avastas, et 20% venelastest usub, et protestid on tõenäolised elatustaseme languse tõttu Venemaal. See nääruväärne sõjaline kulutamine toetaks neid proteste, sest just Putini kinnisidee oma sõjaga viib Venemaa majanduslikku kuristikku. Aga on inimesi, kes on sellel teemal sõna võtnud, lisades hääli neile, kes kutsuvad Putinit kas muutusi tegema või kõrvale astuma. Venemaa keskpanga juht Elvira Nabiullina on juba umbes aasta aega hoiatanud läheneva majanduskriisi eest. 2025 aasta Peterburi majandusfoorumil hoiatas Nabiullina koos teistega, et Venemaa majandus liigub majanduslanguse suunas. Peaaegu aasta hiljem, 2026 aasta aprillis, ütles ta, et Venemaal on tööjõupuudus.
2,5 miljonit inimest olukorras, mida ta enda sõnul pole kunagi varem kaasaegse Venemaa ajaloos näinud. Nabiulina ei pruugi küll Putini tagasiastumist nõuda nagu Venemaa kommunistliku partei liikmed, kuid ta on selgelt välja öelnud, et Venemaa olukorras on süüdi Putini majanduspoliitika. Mida siis Nabiulina? 2026 aasta suvel ütleb. Selgub, et eriti midagi. Nabiulina polnud kohal. 2026 aasta foorumil, kus ta aasta varem majanduslanguse hoiatuse andis ning teda pole viimastel nädalatel eriti nähtud. Ta jättis vahele ka intressimäärade kohtumise Putiniga ja tema ministritega juuni esimesel nädalal. Kremli sõnul on ta haiguslehel. See on Venemaa ja Nabiulina on viidanud majanduskriisile, mida Putin ei taha avalikustada. Kas ta on haiguslehel või hoitakse teda eemal otsuste tegemise koosolekutest, mis peaksid keskenduma tema arvamusele? Kui ta näeb oma riiki kokku varisemas ning tema populaarsus ja usaldusväärsus langevad, üritab Putin varjata Venemaa tegelikku olukorda oma rahva eest. Aga ta peab reaalsusele otsa vaatama. Nagu UNN teatas, 11. juunil on uuring näidanud, et Venemaa rahalised reservid on peaaegu otsas. Need on langenud 1,8%-ni riigi sisemajanduse koguproduktist, kuna energiasektori tulud on aastaga vähenenud 45%. Tööjõupuudus, mille eest Nabiulina hoiatas, tähendab, et Venemaa majandus on tootmisvõimekuse piiri saavutanud ning enamik sellest tootmisest on suunatud sõjale, mitte rahvale. Teine küsitlus, seekord Nest keskuse poolt, näitab, et Venemaa rasked majandusolud on rahulolematuse allikaks rahva seas. See küsitlus ütleb, et vaid 15% venelastest hindab Putini majanduspoliitikat positiivselt, samas kui kolmandikul on selle suhtes negatiivne arvamus. Jällegi on küsitlustest näha vihamärke, kuid Putin ei kõigu. Ta on Ukraina vallutamisest nii kinnisides, et veab Venemaad üha sügavamasse hukatusse. Iga kuu sureb tuhandeid inimesi. Sissetungi jätkamiseks on vaja aina rohkem raha. Ometi reageerib Putin sellega, et allkirjastab dekreete Venemaa armee suurendamiseks, mis ainult süvendab neid probleeme. Markajevil on õigus. Venemaa on sotsiaalse plahvatuse äärel. Aga teadmatu, Putin ei näe seda ikka veel ette. Ta piirab ja eitab, hoides oma tähelepanu Ukrainal isegi siis, kui häirekellad helisevad ja hoiatused kõlavad. Venemaa on kokkuvarisemise äärel ja just Putin juhib seda protsessi. See oli suur eelis, mis Venemaal pidi alati olema. Lõputu inimressurss pidi Ukraina põlvili suruma. Poole tähtis, kui visalt Ukraina võitles, liha ja metall pidid Venemaale võidu tooma, nagu alati varemgi. Ja Putin hoolitses selle eest, suunates loendamatuid miljardeid dollareid oma sõdurite taskutesse. Aga midagi suurt on Vene armees katki läinud. Raha enam ei tööta, sest potentsiaalsed Vene sõdurid pööravad Putinile massiliselt selja. Venemaa viimane eelis on kadunud. Liha ütleb, et aitab küll, ja samal ajal kasvatab Ukraina oma eelist, kuna Putini lähenemise tulemused vähenevad. See on Putini sõja kokkuvarisemine reaalajas. Ja kõik oleks pidanud olema hoopis teistmoodi. Kui Venemaa tungis Ukrainasse, uskus Putin tõesti, et tema riigil on kõik vajalik, et väiksem riik alistada. Isegi pärast seda, kui esialgne eriline sõjaline operatsioon tõrjuti tagasi ja kiire vallutuse asemel kujunes sellest täiemahuline sõda, oleks Putin olnud enesekindel ja miks ta poleks pidanud olema. Rahvastiku statistika ja Venemaa traditsiooniline suhtumine sõtta mängisid kõik tema kasuks. Numbrid ütlesid kõik, mida Putinil oli vaja teada. Ukrainas elab umbes 40 miljonit inimest. Venemaal on üle 143 miljoni elanikku. Rohkem kui 3 korda rohkem inimesi. Just seda oli Putinil ja tema kaaslastel vaja näha. Isegi kui Ukraina suutnuks end hästi kaitsta, oli see ebavõrdsus võtmetähtsusega Venemaa võiduretseptis, mida nad enda arvates omasid. Ja asi polnud ainult inimestes. Vene sõjapidamisviis pidi tagama võidu. Putini jaoks polnud oluline, kui palju tema 143 miljonist inimesest sureb, et saavutada seda, mida ta tahab. Sõjaväe nimel ohverdamine on venelaste moodi. Nagu vestluses juba 2023 aasta oktoobris öeldi, on eneseohverdus osa Vene kultuurilisest mütoloogiast. Väljaanne ütleb, et Venemaa jaoks, eriti Putini ja tema Kremli kaaslaste jaoks, ei ole sõduri surm tragöödia. See on veel üks samm edasi verisel teel võidu poole. Isegi mõne jaoks neist sõduritest, kes on Putini eesmärgi nimel surnud, oli uhkus ajendiks. Nad võivad lahingus langeda, kuid nende ohverdus teenis ühist eesmärki, saavutada see, mille Putin oli endale sihiks seadnud. See eelis pidi olema piisav.
kuid 4 aastat ja üle 1,38 miljoni ohvri hiljem ei toimi enam kultuurinormid ega lihamass, mis pidi Venemaa sõda edasi viima. Kulumissõda, mida Putin arvas end võitvat, on pea peale pööratud ning inimressursside ülekaal, mis oli viimane tõeline eelis, mida Venemaa Ukraina ees hoida sai, on kadunud. Ärge saage meist valesti aru, Venemaal on endiselt palju inimesi. Putini suur probleem on see, et need inimesed ei taha tema eest enam võidelda. Ja kui me liigume sügavamale aastasse 2026, ilmneb üks trend, eriti Venemaa sõjaväe värbamises, mis näitab meile probleemi, mille olemasolu Putin arvas, et kunagi ei teki, kuid mis nüüd on hakanud talle kätte maksma. 14. juuni raportis ütleb CNN, et Venemaa tööjõu ülekaal hakkab vähenema ning toob Venemaa vabatahtlike värbamise määra välja kui peamise tõendi, mis seda põhjust selgitab. Pane end korraks Vene tsiviilisiku olukorda. Iga kord, kui tänaval kõnnid, näed plakateid, mis kutsuvad sind üles saama Venemaa kangelaseks, osalema selles eneseohverduses, mis on sinu kultuuri lahutamatu osa, ja et survet veelgi suurendada, ei ole see ainult propaganda, mida sinu aiu süstitakse. Vene piitsa kõrval ripub kõige ahvatlevam präänik, mida sa eales näinud oled. Sulle pakutakse hiiglaslikke allkirjastamisboonuseid kuni $80,000. $80,000, mis on üle 4 korra rohkem, kui keskmine venelane aastas teenib. Lisaks pakutakse suurt palka ning Vene sõjavägi lubab isegi $10,000 ulatuses võlgade kustutamist. Kõik, mida sa tegema pead, on panna oma allkiri paberile. Vaid aasta või 2 tagasi töötas see strateegia Venemaa jaoks hästi. Inimesed uskusid, et võit Ukraina üle on vältimatu, nii et nad registreerusid ja teenisid raha, hoides sellega Vene sõjaväkke pidevalt tööjõudu voolamas. Aga 2026 aastal ei tööta propaganda ja rahastrateegia enam nii hästi. 10. juunil avaldas Novaya Gazeta, et Venemaa värbas 2026 aasta esimese 3 kuu jooksul 71 200 uut lepingulist sõdurit. See on küll suur arv, aga samas viimase 3 aasta madalaim esimese kvartali tulemus ning jääb peaaegu 20 000 võrra alla 2025 aastal värvatud 89 600 lepingulisele sõdurile. See ongi lühidalt Venemaa uus tööjõuprobleem. Asi pole selles, et inimesi poleks, vaid selles, et venelased hakkavad mõistma Putini alustatud sõja kurnavat julmust. Mis kunagi tundus vältimatu, näib nüüd lõputu ja potentsiaalsed sõdurid teavad, et nad ei liitu enam selleks, et sõda võita. Nad liituvad selleks, et surra ja kogu raha, mida Kreml suudab pakkuda, ei ole enam piisav tuhandetele meestele, kes ei taha silmitsi seista Ukraina droonidest kubiseva õudusega. Ainult värbamislünk ei oleks piisav tõestamaks, et Venemaa tööjõu ülekaal on vähenemas. 71 200 uut sõdurit on endiselt palju liha, mida Ukraina lihaveskisse saata. Kuid värbamisnumbrite kokkuvarisemise taga peitub veelgi suurem probleem, mis süvendab tööjõupuudust, millega Venemaa ei osanud kunagi arvestada. Putini käsilasi kõrvaldatakse kiiremini, kui Venemaa suudab neid asendada. Venemaa lähenemine, kus inimesi makstakse sõdima, selle asemel, et sundida neid seda tegema mingi põhjendusega, mis muudaks Ukrainasse mineku mõttekaks, oli juba iseenesest probleem. Aga kui sellele lisada veel see, et Ukraina on muutunud tõhusamaks tapamasinaks kui kunagi varem, on see Putini ja tema ambitsioonide jaoks katastroof. Vaatame korraks uuesti seda 71 200 värvatud sõduri arvu. See arv hõlmab perioodi 2026 aasta jaanuarist märtsini. Nende 3 kuu jooksul olid Venemaa kaotused 89 000, nagu teatas United24 meedia. Te juba näete siin probleemi. Venemaa puudujääk. 2026 aasta esimeses kvartalis on 17 800 ehk keskmiselt umbes 5933 kuus. Teisisõnu, igal kuul 2026 aasta esimeses kvartalis jäi Venemaa armee mõne tuhande sõduri võrra väiksemaks kui eelmisel kuul. Ja pole nii, et 2026 aasta teine kvartal läheks Venemaal kuidagi paremini. Aprillis kaotas Putin veel 35 000 sõdurit ja mai jätkus sama tugevalt, kui nimekirja lisandus veel 30 000 kaotust. Kui need 2 arvu kokku liita, saadakse 65 000, mis on vaid 6200 võrra väiksem Venemaa 2026. Aasta esimese kvartali lepinguliste sõdurite värbamisest. Ja meil on veel juuni lõpp ees. Kui eeldada, et ka sel kuul on üle 30 000 kaotuse, siis Venemaa teise kvartali kaotuste arv ulatub umbes 100 000-ni ning värbamisprobleemidele pole ikka veel lahendust leitud. Puudujääk läheb ainult suuremaks. Ja elavjõu ülekaal, mis juba praegu väheneb, variseb lõpuks täielikult kokku. Venemaa üritab valetamisega pääseda olukorrast, kuhu ta on sattunud. UA uudiste.
10. juuni raport selgub, et Venemaa Julgeolekunõukogu aseesimees ja üks Putini lemmikpropagandiste Dmitri Medvedjev väitis 30. aprillil, et Venemaa värbamine on tõusnud 127 000 uue lepinguni, mis tähendab üle 30 000 uue sõduri kuus ja on peaaegu piisav, et hoida sammu Venemaa kaotuste määraga. Kuid väljaande poolt hangitud piirkondlikud andmed näitavad, et Medvedjevi esitatud arvus on 10% erinevus võrreldes piirkondlike andmetega. Venemaa tegelik värbamise koguarv oli aprilli lõpuks kuskil 100 000 ringis, teatab UAD News. Kui lisada aprillis kaotatud 35 000 sõdurit 2026 aasta esimese kvartali, 89 000 kaotusele saad kokku 124 000, mis tähendab, et aasta esimese 4 kuu jooksul jäi puudu 24 000 sõdurit. Venemaa probleemi võtab kokku Nigel Gould Davies, kes on Rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi Venemaa ja Euraasia vanemteadur. Rublad ei pea sõdu, ütleb ta CNN-ile. Teisisõnu maksab Venemaa oma sõduritele, et nad võitleksid, selle asemel, et inspireerida neid eesmärgiga, millesse nad tõeliselt usuvad ja mis aitaks Venemaad, või sundida neid võitlema üleüldise mobilisatsiooni kaudu. Ja kui riigi kogu sõjaline filosoofia põhineb eneseohverdusel ühise hüvangu nimel, siis sõduritele võitluseks ainult palga maksmine viib lõpuks Putini Ukraina invasiooni hukatuseni. Putin tahab iga hinna eest mobilisatsiooni vältida. Ta teab, et tema algatatud sõja sundimine nende inimeste kaela, kes on juba pidanud taluma mitmeaastast sõda, mis pidi lõppema mõne päevaga, oleks samm liiga kaugele tema kui väidetava Venemaa tugeva mehe ja kaitsja maine jaoks. Seetõttu järgib Kreml meeleheitlikumat tegevusplaani. Kui see ei suuda leida vabatahtlikke Venemaalt, siis võetakse neid vanglatest, kainestusmajast ja välismaalt. Atlantic Council ütleb, et Kremlil on eesmärk värvata 2026 aastal vähemalt 18 500 välismaalast Vene sõjaväkke. See katab umbes poole kuu kaotustest ja näitab meile, et Kreml tunnistab, et tema parim plaan praegu on pakkuda oma ahvatlevaid hüvesid inimestele, kes pole 4 aastat vaadanud, kuidas nende riiki lammutatakse tänu Putini katastroofilisele sõjalisele strateegiale. Aga ükski neist ei lahenda Venemaa tööjõu ülekaalu põhiprobleemi, mis on hääbumas. Aga Putini jaoks on veelgi suurem probleem see. Nii kahjulik, kui see tööjõuprobleem ka lahinguväljal poleks, on just see, kuidas probleem Venemaad sisemiselt kahjustab, see, mis lõpuks kätte maksab. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, see on sõjasaade. Sellist sisu on veel palju, nii et telli, kui hindad meie kanali pakutavat ülevaadet. Gould Davies ütleb, et Venemaa sõjaväe värbamisraskused kajastuvad ka Venemaa siseriiklikes ettevõtetes. See pole ainult probleem leida inimesi rindele saatmiseks, vaid neil on raskusi ka töötajate leidmisega, ütleb ta Venemaa kohta. Ja see ei tohiks üllatada kedagi, kes on jälginud, mida Venemaa Keskpanga juht on öelnud Venemaa tööjõuprobleemide kohta. Aprilli lõpus ütles Elvira Nabiulina, et Venemaa tööjõureserv on pärast Putini sissetungi vähenenud umbes 2,5 miljoni töötaja võrra. Veidi üle poole sellest moodustavad kaotused Ukrainas. 100 000 on kas aktiivselt sõjaväes või põgenenud Venemaalt, et mitte surra Ukraina droonide all. Venemaa esitleb seda kui madalat töötuse määra, mis on tõsi, kuid tegelikult tähendab see, et Venemaal on reservtööjõud, mis väheneb järk-järgult nullini. Ja Euromaidan pressiandmetel ütleb Venemaa Rossstati statistikamet, et riigi tööjõud väheneb 2026 aasta lõpuks veel 1,4 miljoni võrra, mis avaldab veelgi suuremat survet tööturule, kus juba praegu pole piisavalt töötajaid. Seda probleemi süvendab asjaolu, et kaitsetööstus, kuhu kõik Putini munad on pandud, hakkab raskustesse sattuma. See tööstus töötab sisuliselt maksimaalse võimsusega. Venemaa tahab, et see kasvaks, kuid sisemiste tööjõupuuduste ja vajadusega hoida vähemalt osa inimesi tööl ka teistes tööstusharudes peale nende, mis toetavad Putini sõda, ei juhtu suurt midagi rohkemat kui see, mida me juba näeme. Selle tööstusharu aeglustumise märke hakkas ilmnema juba 2025 aasta oktoobris. Just siis teatas ajaleht The Moscow Times, et metallitoodete tootmine langes 2025 aasta septembris võrreldes eelneva aastaga 1,6%. Väljaande sõnul oli selles valdkonnas kasv 2023 aastal 26,4% ja 2024 aastal 31,6%. Midagi sarnast täheldati ka Venemaa teises transpordivahendite sektoris, mis hõlmab tanke ja soomusmasinaid. See sektor kasvas endiselt aastaga võrreldes, kuid kasv oli septembris vaid 6%, samas kui eelmisel kuul oli see 61,2%. Tundub, et on saavutatud platoo. Ja CNN-i andmetel pole Venemaa kaitsetööstusel sellest ajast alates palju paremaks läinud.
Väljaande sõnul töötavad tehased juba 24/7, nii et Venemaa ei saa eriti palju rohkem teha, ilma et ehitaks juurde uusi tehaseid ja looks Ukrainale rohkem sihtmärke, kuhu tööjõudu suunata. Venemaa kaitsetööstusel polegi eriti palju rohkem töötajaid, keda juurde võtta. Pea meeles, et tööjõukriis sunnib isegi kasvavatesse tööstusharudesse, kuhu miljardeid dollareid investeeritakse, pidurit tõmbama. Mis on Venemaa suur lahendus sellele sisekriisile? Sarnane lahendus sellele, mille nad on leidnud oma sõjaväe jaoks. Tuuakse rohkem välismaalasi, et teha tööd, mida venemehed on kas liiga vigastatud või surnud, et teha. Säistes silmitsi korvamatu kaotustega Ukrainas ja 2 sajandi madalaima sündimusega, otsib Venemaa lahendust oma tööjõuprobleemidele välismaalt. Carnegie fondi andmetel vajab Venemaa aastaks 2030 hinnanguliselt 10,9 miljonit uut töötajat ning on raske näha, kust neid leida. Tööjõuränne endistest Nõukogude Liidu riikidest Kesk-Aasias on aidanud, kuid see saab probleemi lahendamisel vaid teatud piirini abiks olla. Fondi hinnangul hakkab Venemaa tõenäoliselt tööjõupuuduse lahendamiseks meelitama töötajaid Indiast ja Aafrikast, kuid see migratsioonile tuginev strateegia on lühiajaline lahendus probleemile, mis ei kao kuhugi. Kui Venemaa võtab vastu rohkem võõrtöölisi, kaotab ta rahvusliku identiteeditunde, mis on ülioluline kõige jaoks, mida Putin väidab Ukrainas üritavat saavutada. Putin ütleb, et ukrainlased ja venelased on üks rahvas, mida ta on kasutanud oma sissetungi õigustamiseks. Aga samal ajal süvendavad Putini poliitikat demograafilist kriisi, mida on juba kiirendanud seesama sõda, mis peaks justkui ühendama Ukraina ja Venemaa. Ja mida on Venemaal ette näidata kõigi nende ohverduste eest, mida Putin sunnib teda tegema. Aastal 2026 on vastus, mitte kuigi palju. Hoolimata kõigist surmadest ja ohverdustest pole Venemaa Ukrainas peaaegu üldse edusamme teinud, ei sel aastal ega alates sellest ajast, kui Putin oma sissetungi alustas. 12. juunil teatas United24 meedia, et Eesti luureandmetel pole Venemaa suutnud rohkem kui 4 aasta pikkuse sõjategevuse jooksul saavutada ühtegi oma strateegilist eesmärki, mis on hävitav hinnang Putini erisõjalise operatsiooni täielikule läbikukkumisele. Kiiev pole langenud, samuti mitte Donbass. Ja kui Ukraina vasturünnakud jätkuvad, ei paista isegi need edusammud, mida Venemaa on selles piirkonnas saavutanud, nii märkimisväärsed, kui need peaksid olema. Nüüd ütleb Eesti, et Ukraina keskmaa droonid on andnud neile võimaluse rünnata 300 kilomeetri kaugusel rindejoonest tagapool. See halvab Vene logistikat ja muudab Putini sõduritel edenemise veelgi raskemaks, isegi kui Venemaa juht annab käsu uute rünnakute alustamiseks. Kõik see süvendab Venemaa tööjõukriisi, kuna lahingusse sunnitud sõdurid, kellel puudub piisav toetus ja varustus, hukkuvad Ukraina droonide tõttu kiiremini. Ja mis puudutab Venemaa edusamme, siis 2026 aastal pole need olnud eriti suured. France 24 teatas, et Venemaa armee kaotas nii aprillis kui ka mais rohkem territooriumi, kui ta juurde võitis, mis on sisuliselt vastupidine sellele, mida sissetungiv jõud peaks tegema. Sa peaksid rohkem territooriumi vallutama, Putin, aga Venemaa kaotab seda, mille ta on varastanud, ja tema sõdurid surevad sellise tempoga, et see hävitab selle tööjõu ülekaalu, mille Putin arvas, et võidab sõja. Nii et Putinil on käes tõsine probleem. Venemaal hakkab sõduritest puudus kätte jõudma, et sõda pidada nii, nagu Venemaa juht seda soovib. Mis on Putini lahendus sellele probleemile? Käsk suurendada Vene sõjaväge. 13. juunil teatas Kyiv Post, et Putin allkirjastas uue dekreedi, mis suurendab Venemaa relvajõudude lubatud personali arvu peaaegu 10 000 inimese võrra. See on teine isikkoosseisu suurendamine, mille Putin on viimase 4 kuu jooksul käskinud ning see tõstab Venemaa sõjaväe koguväe umbes 2,4 miljoni inimeseni, kellest 1,5 miljonit on tegevteenistuses sõjaväelased. Nüüd. 10 000 sõdurit ei tundu küll suur arv, kuid see, et tegemist on juba teise 2026 aastal allkirjastatud laiendamise dekreetiga, näitab, et Putin lihtsalt ei tunnista tegelikkust. Kuna värbamistasemed vaevlevad juba Venemaa prognoositud numbrite saavutamisega ja Ukraina põhjustab rohkem kaotusi, kui Venemaa suudab taluda, on Putini suur reaktsioon olnud käsk leida rohkem sõdureid. Kust neid võtta? Kes teab? Tundub, et Putin pole nii kaugele ette mõelnud. Ja võib öelda, et see on olnud Putini probleem sellest ajast peale, kui ta oma sõda alustas. Ta ei osanud ette näha, et Ukraina hakkab sissetungi esimestel nädalatel ägedalt vastu. Putin ei vaadanud piisavalt ette, et mõista, et lääs hakkab Ukrainat toetama või et Ukraina kasutab droone sõjareeglite ümberkirjutamiseks. Ta kindlasti ei peatunud mõtlema, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, 1,38 miljoni inimese ja aina kasvava arvu ohverdamine tema sõjas tekitab Venemaa sõjaväele ja majandusele probleeme. Putin ei näinud midagi sellest ette. Ta viis Venemaa pimesi kriisi, millest enam väljapääsu ei ole.
Venemaa sõduripuudus ei lähe paremaks. Pole mingit inimeste massilist tulekut, kes tuleksid Putinit päästma. Mis puudutab Ukrainat, siis see panustab üha enam oma eelisele, innovatsioonile. Venemaa hoog on pöördunud, sest Ukraina droonid on surmavad. Ukraina pole omandanud ainult tootmist, kuigi lühimaa FPV-droonide, kaugmaa-droonide ja keskmaa-droonide suurte varude arendamine on ülioluline. Ukraina strateegia on pidevalt arenenud, et ületada Venemaa suurimat eelist. Venemaa üle 30 000 kaotuse kuus on peamiselt põhjustatud FPV-droonidest. Keskmaa-droonid hävitavad Vene tagalat, mis nõrgestab rindel olevaid sõdureid. Ja sügavlöögidroonid purustavad Vene sõjamasinad seestpoolt, hävitades iga kuu kümneid nafta- ja sõjatööstusrajatisi. Ukraina sissetung pidi olema järjekordne lugu sellest, kuidas Venemaa inimressursside ülekaal end ära tasub, kuid Ukraina pööras selle loo pea peale. Nüüd räägitakse, et Ukraina droonid on nii hirmuäratavad, et isegi Putin tunnistab, et Vene sõdur ei saa oma peidikust pead välja pista, sest Ukraina droonid on kohal. Inimressurssidele on vastu saadetud lendav metall ja nüüd on kogu initsiatiiv Ukraina käes. Venemaa inimressursside ülekaalu on nullinud miljonitest koosnev droonide armee. Ja see jätab Putini ilma valikuteta. Tema tulevased sõdurid keelduvad raha eest allkirjastamast lepinguid, mis maksavad neile elu. Sisemiselt on Venemaa kokku varisemas, sest ta seisab silmitsi majandusprobleemide, tööjõupuuduse ja seisma jäänud kaitsetööstusega. Kõik, mida Putin saab teha, on anda käsk juba murdumispunktis oleva armee kasvatamiseks. Venemaa viimane eelis on kadunud. Putiniga on kõik läbi. Ta lihtsalt ei tea seda veel. Ta oli ähvardanud ja meelitanud. 15. juunil tegi Valgevene diktaator enneolematu avalduse. See polnud ähvardus. See polnud ka suur kuulutus Venemaa võidu vältimatusest Ukrainas. Esimest korda 4 aasta jooksul on Lukašenka ärganud ja mõistnud, et võib-olla, lihtsalt võib-olla, pole Putini truuks käsilaseks olemine just parim variant riigile, mis piirneb 2026. aasta Ukrainaga, kes võiks hetkega saata rakette ja droone Valgevenesse. Ja nüüd, pärast aastaid kestnud ähvardusi ja väiteid, teeb Lukašenka seda, mida Putin temalt kunagi ei oodanud, vabandab ja taganeb. Kyiv Post avaldab oma raportis intervjuust, mille Lukašenka andis Al-Arabiya väljaandele, et Valgevene diktaator on oma retoorikas täielikult kannapöörde teinud ja kutsub nüüd üles rahule Venemaa ja Ukraina vahel. Lukašenka nimetas võimalust, et Valgevene võiks Putini sõtta sekkuda täiesti absurdseks ning rõhutas, et tema esivanemad on maetud Ukrainasse ja paljud tema riigi inimesed on tihedalt seotud Putini ambitsioonide ohvritega. Valgevene pered elavad Ukrainas ja Ukraina pered elavad Valgevenes ning meie lõunaosas. On ühiseid perekondi. Nad abiellusid, kasvatasid lapsi ja elasid nagu tavalised inimesed. Piiri polnudki, ütles Lukašenka, kui ta rääkis lüüriliselt rahulikumast ajast enne seda, kui Putin alustas oma märatsemist. Meil on tunne, et keegi on just alla neelanud suure annuse ostja kahetsust ja on palju põhjuseid, miks Lukašenka taganeb. Lukašenka väited, et Ukraina ja Valgevene elasid kunagi harmoonias, on täielik kannapööre võrreldes retoorikaga, mida ta on kogu sõja jooksul kuulutanud. Üle 4 aasta on Lukašenka olnud ustav sülekoer, ülistades Putinit igal võimalusel, liites oma riigi Venemaaga ja nimetades Ukraina president Volodõmõr Zelenskid igasuguste sõnadega, sealhulgas kutsudes teda kord ka saastaks. Nüüd, lisaks oma igatsusele lihtsama aja järele, on Lukašenka saatnud ka otse Ukrainale ja selle juhile vabanduse. Kui Volodõmõr Oleksandrovitš solvus nende sõnade peale, siis ma vabandan tema ees, ütles Lukašenka, kasutades mingil põhjusel Ukraina presidendi isa nime. Ta lisas, et Ukraina võib olla kindel, et tema riigist ei tule mingit võitlust. Valgevenest, eriti aga minult, ei maksa oodata mingit sõjalist tegevust. Tõsi, Lukašenka lisas sellele vabandusele väiteid, et ta ütles oma sõnad vaid seetõttu, et Ukraina oli ähvardanud teda vajadusel kõrvaldada. Aga isegi selle vabandusega on see märkimisväärne muutus Lukašenka suhtumises Ukrainasse. Ja et mõista, kui märkimisväärne see on, peame tegema rännaku läbi sõja, kus Lukašenka on nii kaua olnud rahul sellega, et mängida Putini nukumeistri marionetti. Alustame 2022 aasta veebruarist. Valgevene ei hoidunud toona sõtta sekkumast, kui Putin koondas oma vägesid. Ja samal ajal väitis Venemaa, et ta ei kavatse Ukrainat rünnata ega valmista ette niinimetatud erioperatsiooni, mis pidi viima Ukraina langemiseni vaid mõne päevaga. Lukašenka uskus seda jama. Näiliselt veendununa, et Putini ja tema väed purustavad Ukraina, lubas Valgevene diktaator Putinil mitte ainult paigutada oma väed tema territooriumile,
vaid kasutada Valgevenet ka kogu sissetungi ühe baasina. Talvel enne Putini sissetungi sisenes Valgevenesse üle 30 000 Vene sõduri väidetava õppuse ettekäändel. Tegelikult valmistusid nad ületama 1084 kilomeetri pikkust piiri, mida Valgevene jagab Ukrainaga. 24. veebruaril 2022 nad tegidki seda. Ja kuigi Venemaa tegi alguses kiireid edusamme, jõudes väidetavalt varahommikul peaaegu Volodõmõr Zelenski enda tabamiseni, nagu The Guardian teatas 2022 aasta aprillis, osutas Ukraina ägedat vastupanu. Venemaa tõrjuti tagasi. Peagi hakkas saabuma laineid lääne toetusest ning riik, mis pidi justkui maa tasa tehtama, alustas oma arengut tänaseks sõjaliseks suurvõimuks. See oleks pidanud olema hoiatus Aleksandr Lukašenkale. Kõikvõimsa Venemaa ebaõnnestumine palju väiksema riigi vallutamisel oleks pidanud Lukašenkale näitama, et tema usaldus Vladimir Putini jõusse oli ekslik. Kuid karmid sõnad ja toetus Venemaale jätkusid üle 4 aasta. Aleksandr Lukašenkal oli kindlasti palju öelda pärast seda, kui Valgevene valitsusvastane organisatsioon BPOL hävitas 2023 aasta veebruaris Valgevenes Mašilitsi õhuväebaasis paiknenud Vene A-50 AWACS lennukki. 2 plahvatust hävitasid selle käigus $350 miljonit väärtuses Vene tehnikat. Tundus, et Lukašenka eiras järjekordset hoiatust. Lukašenka jätkas toetuse andmist Vladimir Putinile ning viis läbi ühiseid sõjalisi õppusi Venemaal. Sageli piisavalt Ukraina piirile lähedal, et oleks selge, need õppused olid mõeldud ähvardusena. 2025 aasta jaanuaris teatas Lukašenka, et tal pole mingit kahetsust selle üle, et lubas Venemaal kasutada Valgevenet sissetungi platvormina, minnes isegi nii kaugele, et väitis, Putin on talle nagu vanem vend. Tol ajal polnud mingit märki sellest kannapöördest, mida me just nägime. Ja kui üldse, siis Lukašenka hakkas 2026 aastal karmimat retoorikat veelgi võimendama. 12. mail näis Lukašenka mõistuse kaotavat, kui ta teatas, et Valgevene hakkab sõja ettevalmistamiseks valikuliselt sõjaväeüksusi mobiliseerima. Ta lisas siiski möönduse, kui jumal tahab, saab seda vältida. Kuid kõik märgid viitasid sellele, et Valgevene diktaator valmistab oma riiki ette võitluseks ja Valgevenel saab olla vaid üks vastane, kellega võidelda – Ukraina. Need märkused tehti pärast seda, kui oli läbi viidud inspektsioonid ja õppused, milles osales 6000 reservisti ja sõjaväelast. Ja rääkides õppustest, näis Valgevene astuvat veelgi suurema sammu selle poole, et olla Ukraina sõjas otsesemalt kaasatud kui kunagi varem. 21. mail sõitsid Valgevene metsadesse veoautod, mis vedasid mandritevahelisi ballistilisi rakette. Need olid seal osana sõjaliste õppuste seeriast, mida viidi läbi riigi territooriumil koos Venemaaga. Nii Putin kui ka Lukašenka jälgisid õppusi, mis olid loodud selleks, et Valgevene sõdurid oleksid valmis taktikalisi tuumarelvi ette valmistama ja kasutusele võtma kohe, kui Venemaa selleks käsu annab. Pärast 3 päeva kestnud õppuste lõppu näis kogu maailmale, et Lukašenka oli lõpuks andnud Valgevene sõjaväe Venemaa käsutusse, et see saaks sellega teha, mida soovib. Aga nüüd oleme siin. Vähem kui kuu pärast nende õppuste lõppu vabandab Lukašenka Zelenski ees, väites, et tema avaldused, nagu oleks Ukraina juhtide juht rämps ja nats, olid tehtud vihahoos ning olid ebaõiglased mehe suhtes, kes võitleb oma riigi ühise elu eest. Seega tuleb küsida, miks Lukašenka taganes ja vabandas. Võiksime välja tuua igasuguseid põhjuseid, näiteks selle, et 20. mail avaldas New Voice of Ukraine, et 80% valgevenelastest on vastu oma riigi osalemisele Putini sõjas. See oleks olnud Lukašenka jaoks kui külm dušš näkku. Kui Louis Lukašenka Putini käsul üles köeti ja ärevaks muutus, ütles enamik tema rahvast talle, et nad ei aktsepteeri mingil juhul sõjakutset, mida Lukašenka näis ettevalmistavat. Omaenda naha päästmine, et säilitada oma diktatuur, võis olla kogu motivatsioon, mida Lukašenka vajas, et vähemalt osaliselt Putini haardest välja roomata. Aga asi pole ainult selles. Lisaks enesealal hoiule on veel 3 põhjust, miks Lukašenka tegi just sellise kannapöörde, mida keegi ei osanud oodata. Ja kõik need 3 põhjust on kokku sundinud Valgevene diktaatori põlvili, kui ta kummardab Ukraina ees. Enne kui sügavamale läheme, teeme kiire kõrvalepõike. See on sõjasaade ja see, mida te näete, on põhjus, miks me neid videoid teeme. Et näidata, kuidas võim liigub ja mis mõjutab selliste meeste nagu Lukašenko otsuseid. Kui soovite seda näha, siis kindlasti tellige meie kanal. Nii et 3 põhjust. Esimesel pole Ukrainaga mingit pistmist. See puudutab täielikult Venemaad. Oma intervjuus avaldas Lukašenka, et hoolimata oma karmist jutust teab ta, et Valgevene oleks Ukraina sõtta otseselt sekkudes peaaegu täielikult Venemaa kaitsele lootma jäänud. See on alati olnud iseenesest mõistetav, kuid suur paljastus siin on see, et Lukašenka teab, mida see tegelikult tähendab.
Valgevene ei saaks loota Venemaale, et see pakuks piisavalt abi oma territooriumi kaitsmiseks. Lukašenka ütleb, et konflikti sekkumine oleks vastuvõetamatu ja jätaks Valgevene haavatavaks ning kinnitab, et ta on seda ka varem Putinile öelnud. Oleme korduvalt öelnud, et on täiesti vastuvõetamatu, kui Ukraina ja Venemaa vaheline sõda kandub Valgevene territooriumile. Lukašenka väidab, et tema ja Putin arutasid seda küsimust. See on haruldane selguse hetk Valgevene hullumeelse diktaatori jaoks, kuid see pole ilmutus, mis oleks tekkinud tühjast kohast. Nii hull kui Lukašenkaga ei paistaks, on ta vähemalt piisavalt tark, et mõista, kui palju Venemaa väidetav kaitse tegelikult tähendab, kui asi tõsiseks läheb, nagu viimased paar aastat on näidanud. Putin kulutas aastaid Venemaa geopoliitilise mõjuvõimu ülesehitamisele, lubades liitlastele kaitset. Aga see fassaad hakkas murenema juba 2024 aasta detsembris, kui Süüria diktaator Bashar al-Assad ja tema režiim varisesid kokku kiire mässuliste ülestõusu tõttu. Putin ei teinud midagi, et kaitsta meest, kes pidi olema üks tema lähimaid liitlasi ning oli isegi omaette hakanud al-Assadi peale ärrituma, kuna too keeldus enne oma kukkumist läbirääkimistel järeleandmisi tegemast. Liikudes edasi aastasse 2026, on Lukašenka näinud, kuidas Venemaaga liitunud juhtide olukord on läinud halvast veelgi hullemaks. Nicolas Maduro, kes juhtis Venezuelat ja rajas tugevaid sidemeid Venemaaga, kõrvaldati rivist jaanuaris toimunud USA reidi käigus, mille tulemusena ta vahistati ja viidi riigist välja. Operation Epic Fury alguses Iraanis tapis USA ülemjuht Ali Khamenei. Mõlemal juhul olid need juhid kulutanud palju Vene relvadele ja uskusid, et Putin astub nende kaitseks välja, kui nad peaksid silmitsi seisma ohtudega. Kuid täpselt nagu nägime al-Assadi puhul, piirdus Venemaa vaid nõrkade hukkamõistmistega, kui kogu nende oletatav toetus kokku varises. Isegi nii hiljuti kui aprillis oleks Lukašenka näinud, kuidas Venemaa Aafrika korpus taandus Malis ühest olulisest asulast, näidates taaskord, kui vähe tähendavad Putini lubadused kaitse kohta, kui neid tegelikult proovile pannakse. Isegi keegi nagu Lukašenka ei saa eirata seda selget sõnumit, mida see saadab, isegi kui tal on eelis, et ta juhib riiki, mis on Venemaaga otseselt seotud. Kui Valgevene alustab Ukrainaga tüli, siis Venemaa ei tule appi. Ja Lukašenka teab seda. Sellepärast ütlebki ta, et Valgevene on haavatav. Ta on näinud, kuidas terved režiimid on langenud, samal ajal kui Putin ei teinud midagi. Ja ta on aastaid jälginud, kuidas Vene õhutõrjesüsteemid ei suuda korduvalt peatada Ukraina droone ja rakette, mis tabavad sihtmärke Vene territooriumil. Lubatakse rohkem, kui suudetakse pakkuda. See ongi Vene viis. Putini usaldusväärsus on tema enda tegude tõttu täielikult hävinenud. Riigid, mis võisid olla Venemaa mõju alla sattumas, nagu Nicaragua, Kuuba ja paljud väiksemad Aafrika riigid, kes on jälginud sündmusi Malis, kahtlevad nüüd Venemaale lootmise tarkuses, sest on selgeks saanud, et Putin hoolib alati eelkõige iseendast. Lukašenka küsib tõenäoliselt endalt samu küsimusi, mida need riigidki küsivad. Ja kuigi tal on juba liiga hilja lihtsalt hoiduda oma mune Venemaa korvi panemast, püüab ta nüüd neid mune sealt ettevaatlikult eemaldada, sest ta teab, et ei saa loota Venemaale Valgevene toetamisel võimalikus konfliktis. Keegi ei saa. Aga tuleme tagasi selle kommentaari juurde, et Valgevene on haavatav. See väide on paljastavam, kui sa arvad, sest see ei viita ainult sellele, kui ebatõenäoline on, et Venemaa suudab Valgevenet kaitsta. See näitab meile ka teist põhjust, miks Lukašenka vabandusi esitab ja üritab kogu sõja jooksul tehtud suurtest sõnadest tagasi tõmbuda. Valgevene diktaator teab, et Ukraina võiks tema territooriumi tabada, kui tahab, ja ta ei saaks selle peatamiseks midagi teha. Nii et nad ründavad sihtmärke. Nad ei taba rindajoont. Ukrainlased ründavad tsiviilisikuid, ajaloolisi ja kultuurimälestisi, naftatöötlemistehaseid ja vabrikuid. Nad ründavad kogu Venemaad, kuni Uraalideni välja, droonidega. Selline sõda on meil praegu, väitis Lukašenka oma intervjuus. Lähme korraks tagasi, enne kui uurime, mida see tegelikult tähendab. Tsiviilisikud, Lukašenka. Kui keegi seda teeb, siis on see Venemaa ja sa tead seda. ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo andmetel on Vene rünnakute tagajärjel hukkunud 16 126 Ukraina tsiviilisikut. Veel 46 590 inimest on saanud vigastada 31. mai seisuga. 15. juunil, samal päeval kui Lukašenka vabandas, hukkus Vene rünnakus 11 inimest. Tsiviilisikuid ründab Venemaa, mitte Ukraina. Siiski on Lukašenka sõnumi tuum see, et Ukrainal on nüüd võimekus, mille olemasolu Putin talle tõenäoliselt kunagi ei lubanud. Sügavad löögid on Ukraina jaoks võtmetähtsusega, eriti 2026 aastal, ja Valgevene diktaator jälgib, kuidas sihtmärk sihtmärgi järel Venemaal leekidesse mattub. Numbrid räägivad enda eest.
Mai oli seni 2026 aasta kõige intensiivsem süvalöökide kuu Ukrainale, kui droonide ja rakettidega rünnati üle Venemaa, 18 nafta- ja gaasirajatist ning mitmeid teisi sihtmärke. Ajakirja The Economist andmetel on Ukraina teel selle poole, et aasta lõpuks sooritada 800 lööki Venemaa territooriumile, eeldades, et 2026 aasta senine tempo jätkub. Kui Louis Lukašenka ütleb, et Valgevene on haavatav, siis ta mõtleb, et riik ei suuda kuidagi peatada Ukraina õhurünnakuid ning need rünnakud oleksid tihedad ja kiired. Valgevene piirneb Ukrainaga, mis teeb selle ründamise uskumatult lihtsaks. Ja vaid 207 595 ruutkilomeetriga on Valgevene ka palju väiksem sihtmärk kui Venemaa. Kõik selle väärtuslikud seadmed ja tööstusrajatised on koondatud ühte kohta, mitte laiali üle suure riigi, nagu see on Venemaa puhul. Kui Ukraina otsustab rünnata, oleks tal sihtmärkide osas lausa valikuvõimalus ning Valgevene lihtsalt ei suudaks seda pealetungi peatada. Valgevene on sõjaliselt väga haavatav, sest Valgevene on Ukraina sõjaväe ees justkui nende avatud peopesal. Me mõistame täielikult, et meie peamised elutähtsad rajatised, tööstuslikud ja logistilised, satuksid rünnaku alla, ütles Lukašenka, ja tal on selles täiesti õigus. Ukraina teab Valgevene sõjalisi võimalusi väga hästi ja Lukašenka karmidest sõnadest poleks mingit kasu, kui ta neid tõesti täide viiks. Nii et ta võtab vastupidise lähenemise, paludes andestust, lootuses, et ta ei pea kunagi nägema Ukraina droone lendamas selle riigi energiarajatistesse, mis teenib umbes $2 miljardit aastas rafineeritud naftatoodete müügist, või olles vahendajaks Venemaa nafta ja gaasi müügil. Ja nii jõuamegi viimase põhjuseni, miks Lukašenka just kannapöörde tegi. Ja taas on sellele vihjatud ühes tsitaadis, mida me jagasime. Lukašenka saab aru, et Valgevene on Ukraina sõjaväe õhulahingus haavatav. Aga see haavatavus laieneb kogu Valgevene sõjaväe igale aspektile. Lihtne tõsiasi on see, et selline väike riik nagu Valgevene ei anna lihtsalt Ukraina jõuga võrreldagi, mida raskendab veelgi juba mainitud Vene kaitsedilemma. Vaatame numbreid. 24. mail pärast Lukašenka ävardusi mobilisatsiooniga teatas New Voice of Ukraine Ukraina parlamendiliikme Roman Bezmiatnej kommentaaridest. Ta avaldas, et Valgevenel on umbes 46 000 sõdurist koosnev ajateenijate armee, kuid neil on tohutu puudus laskemoonast ja varustusest, eriti soomukite osas, mis toetaksid seda armeed. Bezmiatnej sõnul on Venemaa ära viinud suurema osa Valgevene varudest, mis jätab Valgevene sisuliselt kaitsetuks. Isegi kui armeel oleks varusid, on Ukraina jõudnud punkti, kus see põhjustab Venemaa armeele üle 30 000 kaotuse kuus. See tähendab, et 2/3 Valgevene sõjaväest hävitaks 1 kuuga ja ülejäänud ei peaks vastu järgmise kuu lõpuni. Sõjaliselt võttes ei ole Valgevenel Ukrainale midagi vastu panna, välja arvatud juhul, kui Venemaa paigutab oma tuumarelvad Valgevene territooriumile. Global Firepower toob välja, et Ukrainal on 900 000 tegevteenistuses olevat sõjaväelast ja 4 miljonit reservisti. Ukraina kulutab oma kaitsele aastas $45 miljardit, mis on samuti 45 korda rohkem kui Valgevene. Ukrainal on 2 korda rohkem lennukeid ja palju rohkem kogemusi nende juhtimisel, samuti 2 korda rohkem tanke ja ligi 40 000 soomusmasinat rohkem. Siis on veel droonid, miljoneid FPV-droone, 10 000 kaug- ja keskmaa ründedroone. See metallist armee on midagi sellist, millega Valgevene pole oma ajaloo jooksul kunagi kokku puutunud ja see lõpetaks iga võitluse, mida Lukašenka üritab alustada hetkega. Võta need 3 asja kokku ja saad aru, miks üks Putini lemmiknukke taganeb ja kummardab Ukraina ees. Sõda toimub praktiliselt meie enda tagahoovis. Me ei taha seda sõda, sest me võiksime kannatada sama palju kui ukrainlased ja venelased, ütles Lukašenka, kui tema intervjuu lõppes. Ta lisas. Ja ma olen alati uskunud, et see konflikt tuleks lõpetada ning konflikti osapooled peaksid jõudma rahulepeteni. Noh, sa ei ole seda alati uskunud, eks ju, Lukašenka. Sa poleks Putinit nii kaua ja nii otseselt toetanud, kui sa oleksid seda tõesti uskunud. Aga nüüd tundub, et Lukašenka on lõpuks aru saanud, et ta on väike kala, kes üritab vastu astuda Ukraina titaanile. See võitlus oleks lootusetu. Valgevene pühitaks kaardilt minema või, kuna 80% elanikkonnast ei toeta sõjas osalemist, keelduksid nad lihtsalt võitlemast. Lukašenka võib taganeda, sest ta on hirmul. Venemaal olid suured plaanid aastaks 2026 Ukraina kaitse pidanuks kokku varisema. Donbassi piirkond, mis on olnud rahuläbirääkimiste keskmes, langeks ülekaaluka kevad- ja suverünnaku jõu alla. Aga need plaanid on purunenud. See pole Venemaa, kes maad juurde võidab, vaid Ukraina. Ukraina on vabastanud tohutul hulgal territooriumi, saavutades nii rusuva võidu, et Venemaa on häbisse jäänud.
sõja lõpetav taganemine on käimas, kuna Ukraina on murdnud läbi Vene kaitseliinidest ja tagasi vallutanud 600 ruutkilomeetrit territooriumi. Putini sissetung Ukrainasse on alati olnud häbiväärne. Aga kui Vene sõdurid varjuvad ja nende kaitseliinid lagunevad, lisandub sellele veelgi rohkem häbi. Alustame peamisest numbrist. 8. juunil teatas Reuters Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sürskõi kommentaaridest. Ta ütleb, et Ukraina sõjahoog on 2026 aastal muutunud. Pärast 4 aastat kurnavaid, ehkki väga aeglaseid Venemaa edasitungimisi, on Ukraina hakanud olukorda enda kasuks pöörama. 2026 aasta on seni olnud märkimisväärne aasta. Uue kuu jooksul on Ukraina vabastanud Venemaa käest 600 ruutkilomeetrit territooriumi. Neid väiteid kinnitab Ukraina president Volodymyr Zelenski, kes jagab samu andmeid ning need näitavad, et 2026 aasta kampaania ei kulge nii, nagu Putin ootas. See aasta pidi lõpuks tooma Donbassi Venemaale. Nüüd on 2026. Aasta tunnuseks vaatepilt, kus Vene sõdurid kas varjuvad, surevad või põgenevad aladelt, mida Ukraina tagasi võidab. See on Venemaa jaoks häbiväärne, aga sellest räägime hiljem. Esiteks, 600 ruutkilomeetri arv polnud ainus number, mida Sõrski ja Ukraina sõjavägi jagasid. Mai on olnud Ukraina jaoks erakordne kuu ja Venemaa jaoks täielik läbikukkumine. Sõrski sõnul oli mais vabastatud ja kaotatud territooriumi suhe umbes 100 ruutkilomeetrit Ukraina kasuks. See tähendab, et Ukraina vabastas mais rohkem territooriumi, kui Venemaa suutis vallutada. See juhtus kevadpealetungi lõpus, mis pidi looma aluse Donbassi kokkuvarisemiseks suvel. Vaatamata pidevale vaenlase survele hoiavad Ukraina relvajõud endiselt rindejoont, hävitavad okupatsioonivägesid ning viivad läbi tõhusaid lööke vaenlase vastu sügaval tema operatiiv- ja strateegilises tagalas. Need on meie sõjaväe tegevuse peamised tulemused mais, mida me vaatasime üle oma igakuisel kokkuvõtlikul koosolekul, teatas Sürskõi, ning see mainimine löökides tagalas annab meile vihje, kuidas Ukraina seda kõike saavutab. Selle numbri puhul on mõned täpsustused. Kuigi Sürskõi tõi kiiresti välja 100 ruutkilomeetri suuruse näitaja, oli ta tagasihoidlikum, kui jutt käis sellest, kus Ukraina oma edusamme teeb. Ukraina sõjaväe ülemjuhataja tõi siiski välja, et Venemaa on oma rünnakute tempot tõstnud, eriti Ukraina ida- ja lõunaosas. Võitlus käib pidevalt nii Pokrovski, Polipolja kui ka Aleksandrivka rindel, nii et pole nii, et Venemaa ei üritaks. Lihtsalt Putini väed ebaõnnestuvad pidevalt. Ukrainal on strateegia lammutada Vene kaitset igal võimalusel kogu 1200 kilomeetrisel rindel ja see toimib. Kuigi Sõrski seda otse välja ei öelnud, võime eeldada, et paljud Ukraina edusammud toimuvad riigi lõuna- ja kaguosas. 2026 aasta alguses alustas Ukraina vasturünnakute seeriat Aleksandrivka suunal, mis toimib omamoodi sõlmpunktina Donetski, Zaporižja ja Dnipro-Petrovski oblastite vahel. Need vasturünnakud olid toonud kaasa selle, et Ukraina oli märtsi alguseks tagasi vallutanud umbes 400 ruutkilomeetrit oma territooriumist. Seega on loogiline, et Ukraina jätkab valitud Vene kindlustuste lahtiharutamist Aleksandrivka suunal, et oma edusamme suurendada, võib-olla kasutades samal ajal ära ka teisi nõrkusi selles piirkonnas. Nii et siin näeme kahte asja korraga. Venemaa üritab, kuid ebaõnnestub, saavutada olulisi edusamme idas ja lõunas, suurendades oma rünnakute tempot kogu rindejoonel. Ukraina kasutab teistsugust lähenemist. See tekitab Vene ridadesse nõrkusi ja need keskmaa löögid, millest me rääkisime, mängivad selles suurt rolli. Kui nõrkus on leitud, viiakse läbi välgukiirusel ja täpsed vasturünnakud, et Vene vägesid tagasi tõrjuda. See on nutikas derussifitseerimine ja see sunnib Putini vägesid häbiga taanduma. Venemaa ebaõnnestuvate vägede jaoks teeb olukorra veelgi hullemaks see, et mai on juba teine järjestikune kuu, mil Venemaa on Ukrainas territooriumi kaotanud. Seda kinnitab Sõjauuringute Instituut ehk ISVV, mis ütleb, et kui vaadata territooriumi muutusi ja jätta kõrvale Venemaa infiltreerumiskatsed Ukraina hallidesse tsoonidesse, siis kujunes aprillis Venemaa jaoks üsna nukker pilt. Ukraina oli selle kuu jooksul plussis, saavutades netoterritooriumi kasvu 116,01 ruutkilomeetrit. Ainus asi, mille üle Venemaa sai uhkust tunda, oli väikeste üksuste, sageli vaid 1 või 2 sõduriga hiilimine halli tsooni aladele, kus need sõdurid ootasid ja lootsid, et Ukraina droonid neid ei avasta. See ei ole kontroll, see on argus, mis maskeerub okupatsiooniks. Tuleme tagasi mai juurde. Fakt, et Ukraina on umbes 100 ruutkilomeetrit kasuks saanud, ei ole ainus näitaja, mis paneb Venemaa kollektiivselt häbist pead langetama. Ükskõik kuhu sa ka ei vaataks, numbrid ei vasta sugugi sellele Donbassi hävitamise kampaaniale, mida Putin silmas pidas.
New York Post teatab, et Ukraina tabas mais hämmastavad 88 000 Vene sihtmärki, andes riigile rünnakutempo 2838 rünnakut päevas okupeeritud aladel ja Venemaal endal. Nende rünnakute tulemusena kõrvaldati üle 30 000 Vene sõduri. Lisaks rünnakud Venemaa vastu, mis hõlmasid veelgi rohkem lööke riigi energiatööstuse infrastruktuurile ning Ukraina droonide külaskäike Moskvasse, põhjustasid Venemaa sõjatööstuskompleksile $1 miljardi ulatuses kahju. Veel numbreid toob United24 meedia, mis teatab, et Ukraina kaugmaa ründerelvad tabasid Venemaal 111 sihtmärki riigi energia, kütuse ja sõjatööstussektoris. Ukraina halvab Venemaa sõjamasinad seestpoolt. Ja Sieski ütleb, et see toimub sellepärast, et Ukrainal on nüüd ühtne plaan, mis muudab riigi kaugmaa rünnakud tõhusamaks kui kunagi varem. Isegi Ukraina merevägi lõi kaasa. Mai jooksul 5 riik, kellel on vaevu sõjalaevu, kuid kes kompenseerib seda hulga mereliste ja õhudroonidega läbi 1500 operatsiooni, mille eesmärk oli kaitsta Ukraina laevandust. Tulemuseks oli see, et 633 Ukraina alust jõudsid edukalt Donau jõe ja Suur-Odessa sadamatesse, mis tähendab, et Venemaa ei suutnud Ukraina kaubalaevandusele isegi kriimustust teha. Mis puudutab Venemaad, siis neil polnud mais millegi üle uhkustada, mis peegeldab kogu 2026 aasta senist olukorda Putini käsilaste jaoks. Huulimata rünnakutempo tõusust on Venemaa edasiliikumine sisuliselt täielikult peatunud. Kõik edasiliikumised, mida Vene armee ühes rindelõigus saavutab, tasakaalustatakse mujal, mis annab initsiatiivi Ukrainale. 29. mail teatas Al Jazeera, et Venemaa territoriaalsed kaotused 2026 aastal on seni olnud 3 korda suuremad kui 2025 aastal ning riigi kaotuste arv on juba sel aastal ulatunud 145 000-ni. Nendest kaotustest oli 86 000 surmajuhtumit ja 59 000 vigastust, mis tähendab, et Venemaa ei kaota mitte ainult territooriumi, vaid kaotab inimesi jäädavalt. Sõjakäik on pöördunud Ukraina kasuks. Ja Zelenski ise on kirjeldanud, milline olukord praegu välja näeb. Ei saa öelda, et Venemaa kaotab seda sõda, kuid võib öelda, et ta kaotab initsiatiivi iga päevaga, ütles Ukraina president 9. juuni intervjuus. Tõlkes tähendab see, et Venemaa suur pealetung on vaibunud täielikuks eimiskiks. Ukraina omab trumpe ja on rindel ülekaalus. Ja kuigi see muutus ei tähenda, et Ukraina hakkab kohe Venemaad oma territooriumilt välja ajama, võib sellel olla sõda lõpetav potentsiaal, sest see tähendab, et Putini loodud narratiiv on kokku varisenud. Venemaa president tahab, et maailm arvaks, et Ukraina on lihtsalt võetav. Ukraina on 2026 aasta jooksul tõestanud, et Putin eksib ja see on suur häbiplekk, mis on mõeldud Venemaad sundima sõjast häbiväärselt taanduma. Räägime korraks häbist. Putin tundub olevat mees, kellel seda üldse ei ole. Ta on rõõmuga andnud oma sõjaväele käsu sooritada Ukrainas sõjakuritegusid kõik selle nimel, et jääda ajalukku kui üks suurtest Vene juhtidest. Sellele osutamisest ei piisa, et Putinit häbistada. Kuid mis paneb Venemaa juhi pea norgu laskma, on see, kui teda paljastatakse nii saamatu sõjalise taktikuna, et sellest, mis pidi olema kõikvõimsa Vene armee kiire ja lihtne võit, on saanud mitte ainult kurnav vindumine, vaid ka sõda, mida Venemaa hakkab kaotama. 2026 pidi olema Ukraina lõpp, kuid sellest on saanud aasta, mil Vene müüt paljastati. See on see, mis paneb Putini näo punetama. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et vaatate sõjasaadet. Sellist sisu tuleb veel palju, nii et kindlasti tellige kanal, et ei jääks ilma meie igapäevastest videotest. Et mõista, kuidas Ukraina on lõpuks pannud Putini oma sõja pärast häbi tundma, peame mõistma Putinit. Venemaa juht on mees, kes hindab võimu üle kõige. Ta teeb suurejoonelisi avaldusi ja ootab, et need saaksid tegelikkuseks. Me näeme seda praegu Donbassis. Putin uskus, et Vene sõjavägi vallutab kogu Donbassi 2026 aasta sügiseks, mis tähendaks suuri edusamme Ukraina idas ja Donetski kindlustusvöö purustamist. Putin oli selles väites nii kindel, et püüdis seda kasutada hoovana rahuläbirääkimistel, öeldes Ukrainale, et see peaks Donbassi loovutama enne, kui märatsevad Vene väed purustavad Ukraina kaitse. Tegelikus koha peal räägib hoopis teistsugust lugu ja see teeb Putini piinlikuks. Vene väed ei märatse, vaid põgenevad ja peidavad end. Me näeme seda praegu Kinburni neemel. 9. juunil teatas Ukraina väljaanne The New Voice of Ukraine, et Ukraina partisanirühm Atesh väidab, et Vene väed hülgavad aktiivselt oma positsioone Kinburni neeme põhja ja lääne osas pärast Ukraina lööke, mis on häirinud varustusteid ja jätnud need väed isoleerituks.
See on muster, mis kordub kogu rindejoonel ning just nii on Ukraina suutnud 2026 aastal saavutada 600 ruutkilomeetri suuruse edasiliikumise ja mais saavutada Venemaa vastu 100 ruutkilomeetri suuruse netopositiivse tulemuse. Võimas Vene armee laseb kõik koos hirmust püksi. Ja Putini jaoks on see häbiväärne olukord, sest see paljastab iga väite, mida ta Venemaa tegevuse kohta Ukrainas esitab. Venemaa püüab Ukrainas nähtavat tegelikkust tasakaalustada liialdatud väidetega, et luua võimu illusioon. Vene relvajõudude kindralstaabi ülem Valeri Gerassimov on jaganud nägemust Ukraina sõjast, mis näib eksisteerivat ainult tema peas. Alates aasta algusest on meie kontrolli alla läinud kokku 80 asulat ja üle 1700 ruutkilomeetri territooriumi, väitis Gerassimov. See üksi oleks Venemaa jaoks piinlik, sest see tähendab endiselt, et riik on hõivanud umbes 20% Ukraina territooriumist. Ukraina allikate sõnul on tegelik hõivatud territoorium pigem 600 ruutkilomeetri ringis, mis on Venemaa jaoks veelgi halvem. See, mida me praegu Ukrainas näeme, on ühe müüdi paljastamine. Tegelikult paljastub palju müüte, alustades loost, et Putin on Venemaa tugev juht. Putin tahab, et tema rahvas näeks teda kui kaitsjat, isegi kui Ukraina droonid tungivad läbi õhutõrje suurematesse piirkondadesse, sealhulgas Moskvasse ja Peterburi. Tema suur häbi on see, et tema veenmisjõud nii Venemaal kui ka maailmalaval ei tähenda palju, kui nafta põleb, kütust napib, Vene sõdurid surevad massiliselt ja Ukraina murrab isegi okupeeritud aladel läbi Vene kaitseliinidest. Tugevus on asendunud teenimatu Vene hooplemise ja liialdatud saavutustega. See üksi on Putini jaoks alandus. Venemaa juht peab teadma, et iga sõna, mis tema suust väljub väidetavalt vältimatu Vene võidu kohta, on vale. Ja 73-aastaselt on Putin sunnitud arvestama väga reaalse võimalusega, et Ukraina on teinud nii, et tema alustatud sõda elab temast kauem. Ja vananedes näeb Putin, kuidas tema kontroll omaenda sissetungi üle libiseb käest. Ukraina rünnakud Peterburis toimusid majanduskonverentsi ajal, mida kutsutakse Vene Davoseks ja kus osaleb 10 000 inimesi üle kogu maailma. Nad oleksid näinud suitsu taevasse tõusmas, kui Ukraina andis märku Putini nõrgenevast haardest omaenda sõja üle. Venemaa ei suuda end Ukraina vastu kaitsta, olgu see siis maapinnal või omaenda õhuruumis. Seega pole asi ainult selles häbis, mis kaasneb Vene vägede reaalse taandumisega aladelt, mida Ukraina vabastab. Siin mängib rolli ka sümboolne häbi. Igasuguse ettekujutuse purunemine, mida Venemaa püüab luua, et ta on Ukraina sõjas vältimatu võitja. See, mis toimub kohapeal, ei toeta seda, mida ütlevad Putin ja tema käsilased. Ukraina saavutatud järjestikused kiire võidud näitavad, et riik pole mitte ainult kaugel sellest, et olla võitlusest väljas, vaid on haaranud initsiatiivi ja sundinud Venemaa kaitsepositsioonile. See, mida oleme näinud Ukrainalt, on väga muljetavaldav. Siin on, mida tuleb järgmisena teha, et Ukraina suudaks seda jätkata. Ukraina toetajate abi peab jätkuma ja tugevnema ning selles vallas on toimunud ootamatu areng, mille avaldame kohe. Aga selles osas, mida Ukraina ise aktiivselt kontrollida saab, peab riiki jätkama strateegiaga, mis on toonud kaasa seni 2026 aastal vallutatud 600 ruutkilomeetrit. Keskmaa rünnakud. 2026 aasta on toonud Ukraina relvajõududesse uue kategooria droone, kuna Ukrainal on lõpuks mehitamata õhusõidukid, mis on kulutõhusad ja suudavad hävitada Vene logistikat ja juhtimispunkte kuni 200 kilomeetrit rindejoonest kaugemal. Ukraina on kasutanud neid droone Vene varustusahelate häirimiseks, õhutõrje läbistamiseks ja Vene vägede liikumise halvamiseks tagalas, mis omakorda tekitab haavatavusi rindel. Loogika on selge. Kui Ukraina suudab takistada Venemaal kindlustatud positsioonide varustamist ja sõduritega täiendamist, tekivad nõrkused, mida saab ära kasutada. Räsitud ja löödud Vene väed on sunnitud taanduma, sest nende kaitse jätkamiseks vajalikud varud ei jõua kohale. Ukraina lööb sügavale ja seejärel annab tugeva löögi rindel. 100 ruutkilomeetri suurune netovõit mais näitab, et strateegia töötab. Sõja uus faas on alanud, kuna Ukraina lämmatab Vene logistikat tagalas. Maismaateid, mida Venemaa kasutab vägede ja varustuse transportimiseks, rünnatakse tugevalt. Me näeme seda Krimmis, kus niinimetatud maismaasild, mis ühendab okupeeritud poolsaart Ukraina lõunaga, on hävitatud keskmise tegevusraadiusega droonide parvede poolt. Vene väed on sunnitud laiali hajuma, mis loob veelgi rohkem võimalusi vasturünnakuteks ja Ukraina panustab täielikult oma uuele strateegiale.
27. mail teatas Ukraina oma logistika sulgemise programmi käivitamisest, mis premeerib aktiivselt üksusi, kes ründavad Vene varustusliine rohkemate droonide ja punktisüsteemil põhinevate preemiatega. Kaitseministeerium on juba eraldanud sellele programmile $113 miljonit. Igasugune lisaraha muudab Ukraina veelgi tõhusamaks. Ja see viib meid teise asjani, mis peab juhtuma, et Ukraina suudaks 2026 aastal senist edu säilitada. Kui Ukraina hakkab maavägedes domineerima, peavad tema liitlased, nagu Euroopa Liit ehk EL, tegema rohkem, et toetada Zelenski vägesid. See on Euroopa Komisjoni kaitse- ja kosmosevoliniku Andreas Kabiliasi arvamus, kes ütleb, et EL-i liikmesriigid peavad olema valmis kulutama ainuüksi 2026 aastal üle $80 miljardi Ukraina kaitseks. Tunnustades Ukraina toetamist, on loomulikult ka liikmesriikide poolt samme, et saata samas mahus vahendeid nagu eelmisel aastal. See on umbes €70 miljardit, ütles Kabilias. Tema seisukoht on lihtne. Mida rohkem sõjalist abi Ukrainasse jõuab, seda parem, sest see raha tugevdab kogu riiki, nii kaitse- kui ka ründestrateegias, mis on juba toonud palju edusamme. See ei ole nii, et EL ei toetaks Ukrainat 2026 aastal. 8. juunil tuli uudis, et EL oli eraldanud umbes $3,2 miljardit Ukraina finantsstabiilsuse ja reformide toetamiseks. Nii et toetus on tulemas. Upilius ütleb lihtsalt, et toetus ei tohi nüüd pärast enam kui 4 aastat võitlust kõikuda. Ukraina sõda ei ole enam ainult kohalik konflikt. See puudutab Euroopa kollektiivset kaitset Vene ohu vastu ning Ukrainast on saanud selles kaitses oluline tegija, sest ta on loonud mudeli Venemaa vastu kaitsmiseks ja muutunud maailma liidriks sõjalise droonitehnoloogia vallas. Seega on EL-i jätkuv toetus ülioluline, kui Ukraina tahab survet jätkata ja panna Putinile veelgi rohkem häbi tundma. Aga hetk tagasi rääkisime teile, et Ukraina sõjas on toimunud ootamatu areng. Juunikuu alguses astus USA kongress väikese sammu, et premeerida Ukraina 2026 aasta jooksul näidatud geniaalsust rohkemate relvade ja toetusega. Ukraina toetuse seadus võeti esindajate kojas vastu häältega 226 poolt ja 995 vastu. See seadus ei taga USA-lt rohkem relli, kuid loob aluse Ukraina abistamiseks laiendatud luurekoostöö, täiendavate sanktsioonide Venemaa vastu ja julgeolekuabi näol. Selle seaduse vastuvõtmine on Ukrainale ülioluline. See näitab Putinile, et hoolimata kogu segadusest, mida ta on püüdnud tekitada USA ja Ukraina vahel alates president Donald Trumpi ametisse astumisest, toetab USA endiselt Ukrainat. See toetus on nüüd kirjalikult fikseeritud. USAs on just loodud alus sügavamaks koostööks ja suuremateks investeeringuteks Ukraina kaitseks. Kuid siin on üks aga. Seadus peab siiski veel läbima USA senati ja pole mingit garantiid, et see ka juhtub. Signaal on siiski olemas. Esindajate kojas on edasi liikunud kaheparteiline eelnõu, mis näitab Putinile, et toetus Ukrainale USAs on tugevam, kui ta arvas. Kuudepikkune manipuleerimine on läbi kukkunud. Sõnum, mida Putin ei tahtnud kuulda, on saadetud. Ja kui Ukraina võtab tagasi üha rohkem oma territooriumist ning näib valmistuvat 2026 aasta teiseks pooleks, et sama jätkata, võib Putini suurim häbi tulla hoopis läbirääkimiste laua taga. Ukrainal on mõjuvõim, mida Venemaa ei osanud oodata. Nüüd on Ukraina see, kes saab läbirääkimisi pidada tugevamalt positsioonilt. Putin arvas, et tal on kõik trumbid käes. 2026 aastal on Ukraina korduvalt UNO pöördkaardi välja tõmmanud. Ukraina ei kavatse loorberitele puhkama jääda. Et tagada keskmaa rünnakukampaania jätkumine, mis on võimaldanud Ukraina 2026 aasta edusamme, ehitab Ukraina uusi ja tugevamaid droone. Üks neist droonidest tegi just oma debüüdi. Morrigan on õhku tõusnud ja mängib olulist rolli Venemaa R-280 maismaasilla hävitamisel. Uuri välja, kas see salapärane uus droon võiks olla keskmaa rünnakute mängumuutja, mida Ukraina vajab, vaadates meie videot. Kui sulle see video meeldis, telli kanal ja vaata veel videoid, mis paljastavad Putini läbikukkunud sissetungi tegelikkuse. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!